Tere jälle, head Sokkernete vaatajad, kuulajad ja jälgijad. Suur aeg on mööda saanud, 5 nädalat MM-i ja tuleb see kõik nüüd kuidagi kokku võtta. Meie oleme tagasi oma tavapärases rütmis, ehk siis saated hakkavad esmaspäeviti tulema ja seda puhku 389 osa. Ehk 400 ei ole enam kaugel. Räägime loomulikult MM-ist, räägime Eesti klubide euromängudest, Eesti klubide premium-liiga mängudest, Eesti jalgpallurite klubivahetustest taas saame natukene rääkida ja võib-olla mõni teema veel, nii et ega siin tegelikult pikalt venitada ei ole. Hakkame saatega pihta. Kaarel Täil täna jälle laua taga. No tere, meeldib kohtuda. On, eks? Markus Jürgenson, samamoodi siin. Tere! Mina jätkuvalt Kristjan Jaak Kangur. Ma alustaks, Markus, sinuga sellest, et magada oled saanud ikka või? Mees ikkagi lasi poolde öösse nagu MM-finaali, lisaaeg, kõik jutud, mis me siin keerutame, hääl viimase piiri peal esimesest ülekande minutist alates võiduka lõpuni välja ja me teame, et mina kajastasin seda mängu nagu oluliselt rahulikumas vormis kui sina ja ega ma ka nüüd siis ei olnud nii, et panen arvutil klapi kinni ja lähen magama, et see võtab ikka aega sealt selle laine pealt maha tulla, nagu me oleme ennegi rääkinud. Jaa, no oleme enne rääkinud ja see võtab aega, aga ei maganud, ma olen umbes täpselt, ma ei teagi, 3:30 jäin magama või midagi sükest ja... No siis polnud väga hullu. Ja ärkasin seal 8-9 vahel kopikatega, natuke ehmatasin hommikul midagi. Aga ega ta ma ei tea, ma ei taha nagu öelda, et ei olnud raske, aga ma ei taha öelda ka, et oli lihtne, et kuidagi selline veider tunne, natuke tühi tunne muidugi pärast suurt finaali sees on, aga see päev iseenesest ja üldse terve see nädalavahetus oli ilmselt, ma arvan, et nii tööalaselt, ehk siis kui ma võtan seda kommenteerimist kui tööd, kui ka eraeluliselt üks minu elu või emotsionaalsemaid nädalavahetusi üldse. Et siin see 48 tundi oli ikkagi nagu siuke Ameerika mäed ja kõige selle lõpetuseks, ütleme, pühapäeva õhtu siis lõpeb sellega, et ma jalutan sinna stuudiosse ja mõtlen siis, et finaal ikkagi, siis mindi 2 tundi varem kohale ja tootsime natuke Tarmoga sisu ka. Täna vist avaldab. Aga siis kõnnid sinna ja siis mõtled, et aga vaata seda vaatajad, kuulajad, kõik need, mis need seal olid, Tüünid ja Holmpargid ja Viljandit ja terve Eesti. Vabaduse väljaku tunde varem kohti broneerima. Rahvamassid. Et siis ma lähen sinna mängule ja siis ma mõtlen, et aga need inimesed, see on nagu, need absoluutselt ei huvita, mis nende kommentaatorite päev, nädalavahetus, elu, tunded, mõtted, juhtumised on. Pannakse see klõps, ülekanne hakkab peale 21:45. Anna nüüd kuuma, see on see kommentaatori vastutus, eks ole, mida peab tajuma. Jah, vastutus ja samas nagu käib töö juurde, aga unetunde on vähe olnud ja normaalses maailmas oleks praegu võtaks 2 nädalat puhkust oleks hädasti vaja, aga vist ei ole mingil moel võimalik. No MM kokku sul ju, seal tuli vist umbes nii keskelt läbi selline, paneme juurde sinna ka, et sa kommenteerisid, eks ole, ka siin premium-liigat ja mingeid Eesti klubide euromänge ja asju, aga tuli ikka nädalas selline 3 mängu keskmiselt ju vähemalt ära. Jah, siis peast ei mäleta, äkki 12-14 mängu ma MM-il tegin, aga siin kõrvale ju neid premium-liigat ja asju, aga see on kihvt, ma teen üli hea meelega, kõik, kes Kaarel ei tea, aga Jaak ju teab, et tasu ainult küsida ja ega ma pikalt nagu ei mõtle ja tavaliselt ei ütle, kui mingit väga hullu asja nagu ees ei ole, et see on äge asi ja mulle meeldib seda teha ja ma loodan, et see kajastub nagu ka kuulajate kõrvus. Tahaks ka oma poolt öelda, et need jalka MM-i vaatajateni toonud seltskond üldse mõlemas majas, Go3 punt, ERR-i punt, respekt, väga, väga, väga kõva pingutus, väga hea töö. See on nagu tõsiselt nagu need inimesed, kes seda tegid selle aja jooksul, nad elasid ainult jalgpallile ja ainult vaataja heaolu nimel ja nii edasi, et selles mõttes ongi väga kõva töö. Kui me siin ka vahel teeme, oleme nagu ühe või teise suhtes kriitikat teinud, siis väga palju need asjad on ikkagi maitse asi, eks ole, ja selles mõttes, et sinna nagu kõvad töötunnid sisse pandi
null põhjust kahelda, et müts maha kõigi ees, aitäh. No loomulikult, et ERR-is oli selle võrra ikkagi lihtsam, et meil oli see päeva esimene mäng oli kogu aeg, on ju. Et see on ikkagi nagu inimlik. Ma ei taha, ma ei kujuta ette, mis need seal kell 5, kell 4 teha, see on ikka, mõtleme, ma ei kujutagi ette. Sul seda kogemust ei ole, mul on, eks ole, et ma olen teinud, aga need on olnud mingisugused just täpselt a la MM-i eelsed, mingid Kreeka-Nigeeria mängivad USA-s kell 2 öösel sõprusmängu, sa tead, ei tohiks mõelda nii, aga sa tead natukene ikkagi ka, et ega seda väga keegi ei vaata ka, eks ole, või ütleme, mis oli nagu... Need MM-i omasid ikka vaatama. Copa America. Neid hulle on piisavalt, kes on öösel üle. Ja Alvar Tiisler rääkis eelmine kord, kui oli see, kas oli Brasiilias oli viimati, kui need öösel, ütles, et need numbrid ERR-is olid ikkagi öistel mängudel ka ikkagi täiesti arvestatavad. Suvine aeg, MM on MM, et suvel on teinekord veel mõnusamgi, jõuad seal kell 2 öösel koju, mäng on ka, paneme käima, pole hullu, eks ole. Et jah, mingid Copa Amerikat, mis on nagu öösel olnud, et selles suvistel öödel eriti nagu see öösel tegemisel, selles on mingi oma võlu, et kui sa nagu sa kirjeldasid seda mängule minekut, et kui sa lähed sinna seda ülekannet tegema, suur osa nii-öelda normaalseid inimesi ikkagi magab sel ajal, linn on tühi, eks ole, sa lähed, linn on tühi, tuled sealt tagasi, siis linn ärkab vaikselt nagu kuidagi väga selline natuke sürreaalne asi, aga kui sa sellesse rütmi sisse saad, siis ma arvan, et see on ülimalt äge ja vähemalt nii palju, kui mina neid, ma tunnistan ausalt, ega ma väga palju neid väga nagu sügaval öiseid mänge ei vaadanud, mis seal kell 4 hakkasid või midagi sellist. Või isegi kuskil seal 2 ajal ja kell 4 lõppesid. Aga et seda nüüd, et kuidagi on mindud lihtsalt ära tegema või seda ei olnud kordagi, et saad aru, et need täpselt vaatajad see ei huvita, need kommentaatorid saavad sellest aru ja annavad endast seal nagu mõnuga maksimumi, naudivad ise. Et kokkuvõttes ka ju täiesti enne olematu asi 5 nädalat seda niimoodi kajastada ja hoida nüüd, ütleme nagu seda endal seda huvi pinget üleval vaatajatel, et tõesti müts maha mõlema maja inimeste ees. Aga see lähed mängule kõik see töö sinna juurde on ju tunnid, aga siis just see suvine ja see võib-olla lisab see mulle see logistiline olukord nagu lisab võib-olla sellise lisapositiivse noodi sellele kõigele, aga tuled sealt telemajast pärast ülekande lõppu, siis tuled välja värske õhu kätte, suve ja kui meil oli 1-8 mäng oli mul kella 8, algusaeg kell 8, lõppes 10 ja hästi kiiresti Tarmo Tiisleriga tegime seda mängu. Panime asjad kokku, et seal ühel laskesuusa kommentaatoril oli seal kõrval väike sünnipäeva tähistamine ja siis Tarmo kutsus sinna, et lähme läbi ja siis me läksime enne 10 veel, sest jõudsime isegi tänava peale, kus inimesed veel olid nii-öelda õues ja kohvikutes ja jalutasid koeri. See, kuidas nagu see tänav läks elama, kui me see Fastin oli mina, Tarmo läksime tänavalt ja just oli see mäng lõppenud, see oli mingi huvitav mäng oli ka, mäleta peast. Ja kuidas nagu inimesed nagu tulevad juurde, kes karjub hea kommentaar, kes võitis, et inimest huvitab, Eesti inimest tegelikult huvitab see jalka ja sellepärast ma nagu mõtlesin ka eile ülekandesse, kus ma kutsusin nagu neid kõiki tüünides ja igal pool mujal vaatajaid Eesti klubide mängudele ka, siis võiks ju natukene siit kuidagi mingi pisik minna ka. Võiks ikka, kindlasti võiks. No Kaarel, sul oli selles mõttes nagu eriti suur nädalavahetus, et kõigepealt oli üks suur mäng välisriigis ja siis M-finaal ka veel otsa. Ma vaatasin, käisin kurioosum jalgpalli vaatamas, sõna otseses mõttes nii nagu mingis mõttes nagu totrat jalgpallimängu pole näinudki, aga selles mõttes, et ma läksin mingit emotsiooni saama ja sain kätte. Ehk siis Helsingis toimus Manchester United Wrexham hooaja esimene mäng Unitedile äkki, või hooaja esimene pre-season mäng siis või nagu, ja Wrexhamil vist oli äkki teine, aga see oli nii naljakas ja tobe nagu siuke, see ei andnud isegi nagu siuke avatud treeningu vibe'i välja minu meelest, vaid see oli selline, nagu ei saanudki aru, nagu mis seal toimub. Ja siis on 20 000 inimest on pileti ostnud ja kusjuures nagu keskmise hinnaga päris kõrge rahaga. Ja siis sa näed nagu, inimestel on ka nagu kuidagi ebamugav olla seal tribüünile, et nagu keegi ei plaksuta, eks ole, vaikuses vaadatakse, siis vahepeal keegi hüüab kuskilt mingisuguse sõna, aga selle peale nagu kõik vaatavad, et mis ma nüüd tegema pean, aga sul on tõesti, sa näed, sul endal ebamugav staadionil olla natuke ja siis teistel on ka, ja siis need mängijad nagu ei pinguta,
siis Michael Carrick annab pärast intervjuu, kus ta ütles, et kogu selle mängu idee oli, et see lihtsalt läbi saaks ja saaks edasi minna. Et omapärased üritused. Omapärane üritus. Aga nägid Harry Maguire'it vähemalt? Ja. Ma polnud kunagi Manchester Unitedi mängu näinud ja nagu koha peal näinud nii-öelda. Ja see sa said, see ei olnud nagu üldse selline emotsioon, mille eest peaks nagu tegelikult justkui raha maksma. No mis see piletihind oli? Kõige odavamad olid sotised või 50-sed, need müüdis just ruttu välja, need olid üksikud kohad. Meil oli sotine pilet. 100 eurot. Ehk siis keskmine ja sott oli pigem nagu see nagu odavama otsa pilet. See Premier League'i mängu oleks nagu selles mõttes käinud vaatama. Ja. Ei, päris lihtsalt see... Päris punk. Jah, ega ta lõpuks, ma ütlen, emotsiooni sai kätte, sest see mäng pigem jääb mulle, ma arvan, elu lõpuni meelde, sest see oli nii tobe. Ja. Parim asi selle päeva jooksul lõpuks oli see, et seal fanzone'is oli mingi siuke tore Q&A oli Wes Browniga ja seal lihtsalt istusid, jõid õlut, kuulasid, kuidas Wes Brown vanu aegu meenutab, et see on selline nagu tore meelelahutus, mida nagu tõesti nagu oli nagu tore vaadata. Sotti nagu ikka ei maksaks selle eest, et Wes Brownit kuulata. See oli tasuta kõigile. No jaa, aga põhimõtteliselt, eks ole. Ühesõnaga jah, Wrexhamil on siin, ma vaatan, eks ole, nad on ikka nüüd seal nagu suurte poiste pundis vähemalt enne hooaja algust, et Manchester Unitediga mängisid, siis mängivad veel Leedsiga, Liverpooliga, Sunderlandiga, kui ma ei eksi, vist kas kõik need mängud on USA-s või oli Nemad läksid vist USA-sse ära praegu. Nemad vist läksid USA-sse ära. United läks vist edasi Rootsi veel ja siis läheb USA-sse. Sest ma tean täpselt, millest sa räägid. Minu üks vist kõige esimene kogemus neid näha oli ka just Rootsis. Samamoodi, kui nad mängisid äkki oli AIK. Ja täpselt sama, et esiteks umbes 3 meest, keda sa nagu päriselt tead, on väljakul, ülejäänud on noored, sest hooaeg alles algab. Algkoosseis oli Manul oli hea, aga selles mõttes, et lihtsalt probleem on selles, et sellel mängul ta ei ole isegi nagu pre-season mäng, vaid ta on nagu pre-season mäng ja mitte keegi nagu ei tahtnud mängida, mitte keegi ei hoolinud tulemusest, mitte keegi ei hoolinud sellest, mida publik arvab, mida nagu selles mõttes oli see nagu totter. Ja, huvitav. Nähtud, jah. Ja Wes Browniga sain selfit teha, see oli ikkagi ka tipphetk. Nähtud, tehtud. Lähme nüüd ikkagi selle päris mängu juurde. Siis Hispaania-Argentiina hispaanlastel siis selles mõttes 100% edu, et kui nad MM-finaalis mängivad, siis nad võidavad. Mul kukkus täitsa nagu karp lahti selle peale, aga vist on tõsi see fakt isegi, et kui Hispaania lööb lisaajal värava MM-idel, 2 korda on seda juhtunud, siis on tegemist MM-finaaliga ja see värav toob võidu neil. Et nii võib nagu jalkat mängida küll, aga vaata, kui me enne mängu siin arutasime pikalt laialt ikkagi seda, et mis need protsendid olla võiksid ja et tuleb nagu tasavägine see asi ja kõik, siis tegelikult mäng läks nagu ootamatult selgelt ikkagi ühte auku. Hispaania, küünikud nüüd ütlevad, et Hispaania mängis jalgpalli, Argentiina tegeles muude asjadega ja jalgpalli mänginud võistkond võitis. See, mida Argentiina tegi, isegi nende kohta, see oli ikka päris nagu kole ju tegelikult. Räpane. Mis sa nüüd mõtled seda, lihtsalt need vigade hulk või sa mõtled seda, et nad ei mänginud see nad niimoodi mängisid või? Ma pean nagu silmas esiteks seda loomulikult räpasuse all nagu seda raiumist. Ei olnud väga raiumist ju. Võrdli Inglismaaga, siis oli raiumine. Inglismaaga mängus oli raiumine. Ja võib-olla natuke mind mõjutas see lollus, mida Leandro Paredes pärast lõpuvilet korraldas, et sellise Lõuna-Ameerika halvem külg nagu jälle selgelt. Ja ütleme, Enzo Fernandez lollus, et ikkagi nagu maksid kätte. Aga need ei olnud midagi räpast nagu selles mõttes ju. Ta nagu selles mõttes ühe korra ei suutnud emotsioone kontrollida, teine kord tegi vea. Selles mõttes kõik nagu... Aga ma ütleks, kas selle vea puhul ei saa ka nagu öelda, et ta ei kontrollinud seal ka ennast enam. Hapnik oli otsas. Kuhu sa lendad seal? See oli 45 pluss ju. Oli ju? Mis hetkedel sai panase? 90 pluss. 90 pluss, jah, 90 pluss, mitte 45. Et nagu põhimõtteliselt viimasel minutil. Seal oli piimappi oli peas ikka natuke nagu. Või kummiliim. No võib-olla. Tavaliselt on kummiliim. Aga mina ei tea, kas minu maitsele ta nagu ei olnud nii räpane. Mulle nagu meeldis natuke. See oli nagu selgamükse oli argentiinlaste poolt. Neid ei näe tihti nii palju ikkagi nagu. Väga palju nagu. Aga
Kusjuures ega Hispaania võlgu ei jäänud, minu meelest iga kord, kui nagu kellelegi tehti, siis mingi hispaanlane tegi tagasi, aga mulle tundus, et nad tegid nagu targemini. Nagu varjatumalt. Natukene, just. Noh, seal sellistes olukordades jah, on nagu, et pole väga sõnu vaja, et seal jätad meelde, et see number 5, et näete, tegi siin haiget, noh, keegi nüüd teeb natuke tagasi, et see on meil ka Eesti liigas on see nagu selline nähtus, mida ikka harrastatakse, aga okei, see pool, see mäng, et Argentiina nagu jalgpalli ei mänginud, ei rünnanud. See oli nagu ikkagi... See oli üllatus ju. No see oli üllatus, aga samas jällegi, kui vaadata, kuidas see Hispaania sellega prantslased tegelikult lukku keeras, Prantsusmaa rünnaku, siis ma ei tea, kui väga üllatav see oli. Ma nagu mõtlesin ka pigem selles suunas, et ma ei tea, ma arvan küll, et Argentiina mängis jalgpalli, aga neil oli vastas Hispaania, ma arvan, et Hispaania tegi minu mälu järgi ühe kõige võimsama MM-finaali esituse. Nagu reaalselt. No nii head mängu, nii kindlat mängu. Ma ei mäleta, ma olen 98 aasta finaalist, ma ei mäleta kuigi palju, selleks ole seis jäi nagu ühepoolne, aga kas vaevalt Prantsusmaa Brasiilia niimoodi välja lülitas seal mängus, on ju. Aga see eilne variant, see oli selles mõttes ajalooline ja muljetavaldav. Asi ei ole, ma arvan, selles, et Argentiina ei tahtnud rünnata, ei tahtnud peale lüüa. Nad on maailma tippkoondis, nad jõudsid MM-i finaali ja nad keerati lukku. See on see, nagu, mis tegelikult peaks nagu sellest finaalist meelde jääma. Mitte see, et Paredes on idioot, vaid tegelikult nagu Hispaania tegi vist midagi, mida tegelikult me näeme jalgpallis üliarva midagi siukest ju. No ja mida me ei ole jalgpallis enne üldse näinud, on see, et maailmameister laseb endale kogu turniiri peale 1 värava lüüa. 1 värava. Ja mänge oli ju rohkem kui muidu. Charles de Ketelaere võib ennast nagu ikka väga kõvaks vennaks pidada. Et panin ära, vaatasin, et kas oli äkki 3 vist oli senine tipptulemus. Kuidas sa mängid 5 nädalat järjest paned nagu jõhkrate väikeste mängude vahedega, pikkade reisidega, kõrguste vahed veel, ma ei tea, mis seal Hispaanial see täpselt see teekond oli kõrguste mõttes ja mitte kuskil sa ei eksi põhimõtteliselt, et see on see, et oligi ühelasid lüüa endale, aga sarnane muster nagu möödunud või eelmisel MM-il, avamäng põrumine. Tookord oli Hispaania oli 0-0 Roheneme saartega esimene mäng. Ja 2010 nad kaotasid Šveitsile vist või? Jah. Et see okei, seda me teame, et see ei pruugi tähendada midagi, et Argentiina ka alustas 4 aastat tagasi kaotusega, eks ole, aga ikkagi just see, mida Kaarel ütles, et hoida seda taset, seda latti nii kõrgel. Keegi ei saanud midagi teha tegelikult. Belgia oli nagu mängus sees tegelikult, aga nad ikkagi klassiga murti maha. Aga ikkagi lõpus oli ka see tunne, et nagu millal see Hispaania nüüd ära paneb, et küll nad panevad. Mingi see tunne on nagu kogu aeg õhus. Ja mina kui sellega ma ei ole nõus, kes ütlevad, et see on mingi umbes kõigi aegade kõige kehvem MM-finaal. Esiteks see näitab, et tegu on päris noore inimesega, kes mingeid vanu mänge väga ei mäleta. Keegi on öelnud sulle nii või? Ja on jäänud nagu silma. Et see, ma ei tea, võib-olla see on mõni Argentiina fänn lihtsalt, kes ei jäänud nagu tulemusega rahule. Aga ütleme, ilma väravateta mäng saab olla, need mängud saavad olla väga erinevad. Aga terve esimene poolaeg oli kogu aeg. Esimene poolaeg, kus ega Hispaania seal ka ju väga peale ei löönud tegelikult hirmus palju ja ei tekitanud. Aga pinge oli õhus kogu aeg. Et see selline maksimaalne keskendumine, sa saad aru, et need olidki tõesti maailma 2 praegu ilmselt parimat koondist. Et selles osas see fookus, mängus sees olek, see kõik, see oli täielikult tipptasemel. Väga, väga nauditav lahing, kes tahab nagu hästi palju jalgpallis näha, kuidas väga kaitses ei viitsita mängida ja tahab hästi palju väravaid näha, nende jaoks oli päev varem see pronksimäng. Et sealt saab seda. Aga minu jaoks oli suurepärane näide sellest, et ka tõesti siis ka argentiinlaste nagu väga kaitsest lähtuv mäng saab ka olla tegelikult nauditav ikkagi. No just, et mõlemad, ütleme Hispaania see meeskondlik kaitsemäng, mis hakkas siis pressing pallile pärast palli kaotust, pluss siis ründajate pressingust, pluss need ääretsoonid, kus need argentiinlased pandi kohe surve alla, kui ääre peale mängiti ja see nagu meeskondlik, kuidas kõik toimis ja versus siis argentiinlaste kasti kaitsmine ja mismoodi peaks nagu kasti kaitsma. See oli nagu ikkagi imetlusväärne vaatamine ja see ülikeeruline mäng, nagu mida kommenteerida tegelikult kommentaatorina.
aga siis ongi vaja leida mingeid selliseid nüansse, mida nagu natukenegi tähelepanu suunata võib-olla ka televaatel, et hakkaks nagu ju vaatama seda, et ei ole ju seal jooksmist sedasi tagasi võimalused, väravahtide pantritõrjed ja kõik muu selline, et tegelikult ju Argentiina tegi nagu esimesed nii-öelda eksimused selles nii-öelda kasti kaitsmises või selles nii-öelda see stiil, mis neile parajasti ka võib-olla oli plaan, aga võib-olla oli ka peale surutud. Nad tegid esimesed eksimused ikka päris hilja mängus ja päris suure väsimuse pealt. See, kui kaua nad mängisid suhteliselt filigraanselt seda maailma parima tiimi vastu. Ja 11-kesi mängides oli seda ikka päris vähe, siis ilmselgelt 10-kesi hakati väsima juba natuke. Seda oleks huvitav teada jah, et kas see oli teadlik valik või lihtsalt Hispaania keeras selle kruvi kohe alguses nii pingule, et no ilmselt natuke seda ja natuke teist, et sest mina nagu algul oli näha, et vaata loodeti päris palju nüüd pikkade pallide peale, eks ole ka seal. No need oli täiesti lootusetu. See oli küll täitsa lootusetu üritus, aga et nad ilmselgelt nad nagu niimoodi ei tahtnud seal kaitses istuda, aga kaitsest lähtuvalt mängida ikka tõenäoliselt. Ja, aga nad ei ole ju, teisalt nagu ei ole ju näha, et see peaks olema mingi super hea kontrameeskond ka see Argentiina ju. Nagu, et ei ole seda materjali kontrat jooksnud seal. Jah, et ei selle mulle meeldib, Markus saate ajal käib ikka mitu korda, või saate ajal, ülekande ajal, mitu korda ütles, et mis nende plaan on ju. Nagu, aga tegelikult nagu varu ei saanud, aga sellepärast mul ongi rohkem see tunne, et ju nende plaan oli midagi, mida me ei näinud ka, sest et lihtsalt Hispaania oli nii hea. No mingil hetkel oli plaan vastu pidada, eks ole, lihtsalt, aga kindlasti nad alguses nii ei läinud. Ma arvan, et ikkagi mingil määral mõjutas see ka võib-olla, et nad pidid tegema, eks ole, esimese poole lõpus keskkaitsevahetuse, siis tegelikult ju 70. minutil veel ühe keskkaitsevahetuse. Ja siis tegelikult sellega saidki nagu juba vahetuspausid otsa, tuligi tuua sisse Simeone, eks ole, veel sisse ja siis oli nagu ka juba 5 vahetust oli tehtud, et ega seal Scalonil oli võib-olla natukene vähem neid käike ka, et De La Fuente sai ju teha nagu täpselt neid muudatusi, mida ta tahtis teha. Kas Argentiina vahetas ju 4 kaitseliinist 3 välja lõpuks? Jah. No see on ka ikkagi päris kõnekas fakt. Kusjuures, ütleme, oligi 2 tulid vigastuse tõttu, eks ole, keskkaitsjad ja siis äärekaitsja, see Montiel tuli sealt nagu ära võtta mingil hetkel, sest et oli näha, et ta natuke oli seal hädas, et sinna tuli värskem meest tuua asemele. See on korralik ebaõnn, aga selle taha see nagu tulemus ilmselt ei jäänud. Ei, seda kindlasti. Aga kõige selle najal, kõige selle saatel ma vaatasin, hakkasin vaatama, kommenteerisin ja vaatasin, ilmselt ma avaldasin oma mõtteid nagu valju häälselt seal siis televaatajale, aga mingil hetkel ma nagu vaatasin, et pagan, äkki ongi võimalik niimoodi nagu. Et siuke tunne, et nüüd ei murdunud, et äkki veavadki välja. Tuleb sul Merino, eks ole, lööb mööda sellise asja, mille ta on senisel turniiril ära löönud. Sellel hetkel oli ka mul korraks nagu see, et aga äkki peavadki vastu, isegi 10-kesi, äkki peavad vastu lõpuni. No sest lisaaja esimene poolagi ju mängiti ju ära, viigiseis ja siis mul oli küll nagu, ei ole võimalik, aga samas kuskil kuklas oli, et äkki ikkagi on. Loogika võitis ikkagi lõpuks, sest et see murdumine oli ikkagi nagu lihtsalt tegelikult oli see selge murdumine. See ei olnud nagu see, et mingi Hispaania mängis seal olukorras hullult üle, vaid seal ikkagi nagu Argentiina enam ei jaksanud. See oli Simeone või keegi, kes selgelt jättis seal ikkagi vahetusest sisse tulnud mees, aga tema ka enam ei suutnud joosta nagu seda 3 sammu. Ja, aga kõik see asi kokku ja lõpuks ikkagi oli see viimased 5 minutit. Argentiinal oli see variant. Oli. Mitu varianti oli isegi tegelikult. 2 tükki, ütleme. 2 väga head võimalust nagu. Et jah, seekord nii. Aga ikkagi turniiri parim meeskond võitis. Seda võime vist öelda. Igate pidi. No oli jah, Just pikalt oli nagu tunne, et turniiri parim meeskond on ilmselt Prantsusmaa, aga kuidagi selgus, et Prantsusmaa ei olnud tiimi parim meeskond. Neil oli tiimi parimad superstaarid mulle meeldis, või turniiri parimad, jah. Aga mulle meeldis nagu see, mis mulle kuskilt silma jäi, et nagu prantslastel võisid olla parimad mängijad, aga Hispaanial oli parim meeskond. See vist on suht täpne tegelikult. Et kui samas, kui sa nagu vaatad Hispaania mängijaid ka, eks ole, Rodri, ma ütleks, et suht suur samm isegi juba võib-olla teise Ballon d'Ori poole. Sest et see, mida me nüüd sellel turniiril nägime, see oli ikkagi, ma ei tea, vaata, et nende kunagiste parimate päevade Rodri enne vigastust ja siis veel natuke peale 19-aastane Pauku Barsi.
need kategooriaid ei jõua ka kõiki ära lugeda, kus see vend tipus oli kõik minutid algusest lõpuni 19-aastaselt mängida. Nägid, nüüd on vunski veel ei olnud kasvama hakanud. Täitsa lapse nägu oli päris lahe vaadata. Siis on see Unai Simon, eks ole, kes objektiivselt ei ole maailma parim väravavaht, aga MM-i ajal Hispaania koondises justkui on. No Emiliano Martinezest me rääkisime samamoodi. No okei, Martinez, kui me, nagu sa ütlesid, eks ole, et tõrjeid väga ei olnud, siis tegelikult teisel poolel Martinez ikka tassis neid nagu meeletult seal. Aga ikkagi ma tõstaks nagu ühe mehe esile, kes on kuidagi jääb muidu ikka nagu niimoodi mainimata või mainitakse ära nii, et tema ka Luis de la Fuente. See, et sa paned selle pundi niimoodi mängima, niimoodi töötama, ega see kaitse, see ei ole ju see, et kaitsjad mängivad, tänapäeval on see meeskondlik kaitse, see algab sul sealt Lamin ja Mallist ja kõikidest ründajatest. Ja no see hakkab sealt ülevalt. Nii distsiplineeritult terve turniir tegutseda, see on ikka muljetavalt. Aga selles mõttes, et see hakkab ütleme, ründajatest peale, tegelikult palli kaotusest juba hakkab see pihta, aga meeskondlik kaitse koosneb individuaalsest kaitsmisest. Ja ma ei teaks, teleülekandesse ka tuli, aga seal mingid niisugused neid edetabeleid seal ekraanigraafikale kuvatakse, see on mingi top defending, ehk siis ma ei tea siis, mis statistika alusel neid numbreid tekitavad, aga seal oli Rodri oli seal top 3 ja veel 2 Hispaania kaitsjat, pluss siis seal tuli üks keegi vahele ja siis tuli uuesti Hispaania kaitse, et see, kuidas üks kaitset ka mängitakse, kui hästi suudetakse suunamuutustega kaasa minna, kui õigel hetkel rünnata, kui hästi tunnetatakse, mis hetkel rünnata, millises tsoonis, ja sinna peale siis tulebki selline meeskondlik kaitse ja see eile nagu mitte kuskilt otsast ei kärisenud. Ja lõpuks võib-olla, sa ütlesid, et äkki nagu ei mainita piisavalt palju peatreeneri nime, siis ma ütleks, et pigem ikkagi mainitakse päris palju, aga peaaegu alati, kui üldse jutt on sellest, et see meeskond, kas või see sama, mida me siin oleme rääkinud, et see meeskond oli nagu nii hea, et nagu Argentiinal polnud lootuski, siis kogu see jutt tegelikult ka väga suuresti on mingi peatreeneri kiitmine. No just, jah. Et see, mõelda, mis satsid seal kõik koos olid ja mis treenerid ja mis mängijad ja nagu kogu turniiril ja sa tuled läbi sealt kõigest sellest niimoodi, et põhimõtteliselt nagu, ma ei tea, mitte mingit teist nägu ka ei tee. Vaatasid selle De La Fuente nägu terve turniiri jooksul, Rodri ei teinud teist nägu ka, vana rahu ise kuni lõpuni välja, mitte midagi, mitte kunagi, mingi pinget nagu ei juhtunudki neil, mulle tundus, et see tiim oli üli hästi juhitud ilmselgelt nagu seestpoolt ka, vaatasin just Rodri tunnelist välja tulemas mängu alguses. Okei, Lionel Messi puhul me teame, tema on tõesti kõike teinud ja kõike näinud. Tal ongi sama nägu peas kogu aeg. Tal on kogu aeg see nägu, ükskõik mida ta väljakul ka teeb, eks ole. Aga Rodri tuli sealt täpselt samasuguse näoga, et vaatab nagu korraks ringi, rahvast on ja võib mängida, et temal ei ole ju sellist mingit MM-finaali kogemust, et see on isegi tema jaoks uus, eks ole. Kogu see rahu tulebki sealt ju selle staffi või selle tiimi nii-öelda ikkagi tipust, nagu selle tiimi juhilt tuleb see rahu sinna alla poole, et tükki haaval jõuab see sinna, et nagu näha siis 19-aastane poiss keskkaitses ei hakanud ka nagu mitte kordagi hakanud muretsema. Päris raju, ehk siis see peatreener, supervend. Sarivõitja. Ja, mida ma just nagu enne mõtlesin on see, et vaata, meil on ka juba treenerite seas on need superstaarid, eks ole, ja kõik, et De La Fuente on läinud selles mõttes radari alt, et ta ei ole mitte ühtegi suurt klubi kunagi juhendanud. Sama nagu Scaloni. Jah, just. Et kas sa ütlesid vist ülekandes ka selle nagu välja, et kas see võiks nüüd olla mingi asi, kus hakatakse nagu Tarmo ütles selle vist, et hakkavad nüüd malli teised hakkavad nagu malli võtma, sest eks ole, ta on olnud 2013 kuni 18 Hispaania U19 koondise juures ja siis 2018 kuni 22 U21 koondise juures ja siis 22. aastast alates nüüd A-koondise juures, et ta on tõesti nagu poisikesest peale teab seal väga paljusid mängijaid juba ikkagi. Ja temad teevad teda, nad ilmselt usaldavad teda, kui me vaatame Hispaania edu nagu nendes noorteklassides, eks ole. Et seal, sa ei pea seal hakkama mingeid oma põhimõtteid selgitama ega midagi muutma suurt nagu, et lihtsalt lähedki, teed seda oma tööd ja sa oled juba tõestanud ennast täpselt sarivõitja, eks ole. Et kui EM-tiitlid on nii U19 nagu U21-ga toodud, siis nagu EM on võidetud, eks ole, nüüd ka rahvuste liigas võit võetud, et siis sa ei pea seal nagu ekstra seletama hakkama mängijatele, et uskuge nüüd minu nendesse põhimõtetesse. See töötab ja toimib lihtsalt. Ma ei tea, kas sellest saab mingit
trend või kas võetakse malli, aga noh, nagu ei sa ole öeldud, Scaloni samasugune, aga kõik see ega ta nagu uus asi ka ei ole. Tagantjärgi, ma ei tea, kas kuulsid seda, mis ma otsisin välja selle Maradona tsitaadi, kus Scaloni pandi ametisse. Jah. Maradona ütles, et Scaloni, et see mees ei kõlba ju isegi liiklust reguleerima, et rääkimata koondisest, et kas me teeme nüüd nalja. Ja kahjuks, selles mõttes kahjuks, et Maradona silmad ei näinudki seda nagu perioodi. Aga ta on rahul. Inglismaal tegelikult Southgate tuli samamoodi põhimõtteliselt, eks ole, noortekoondistes juurest. Aga tõi ikkagi mingisuguse uue nagu hingamise ja lähenemise ja mingi sellise ühtsuse, et võib-olla äkki need noortega töötanud treenerid laiemalt ka, et äkki neil on ikka mingi teine tunnetus nagu natukene just mis sobib koondistesse, kus sa pead nagu, on ju tähtsam see, et sa ei pane neid mängijaid nagu uutmoodi mängima, sa ei õpeta neile uusi asju, seal on tähtis luua see tervik, et võib-olla on noortega töötanud treeneritel mingisugune eelis seal, aga see sõltub muidugi väga palju treenerist ja Ancelotti vist väga palju ei ole noortega teinud, aga tal kuidagi õnnestub ka igasugused Real Madridi superstaarid ka mängima panna ja Zidane ei ole üldse nagu midagi teinud, aga staaridega saab hakkama küll. Yeah. Võib-olla ei tee liiga suuri järeldusi, aga kui peaks ennustama, siis ma pakun, et sellest ei saa trendi. Ei kõla nagu trendi materjal. Ei tea, kas nüüd trend äkki ei saa ka 6-4 skooridest jalgpalliväljakul, et Vot see oli lahe, et see pronksi mängust siis räägime. Lähme nüüd pronksi juurde või? Pronksi finaali juurde, nagu bronze final, nagu seda nimetati. See sobis sinna laupäevasesse päeva mul hästi, kuna ma enne jutustasin natuke sellest kurioosum jalgpallist, kus väljakul ei mängitudki jalgpalli, kusjuures oli ka vaata hästi pingevaba keskkond, kus võiks nagu kõike juhtuda, aga ei juhtunud mitte midagi. Siis õhtul telekast vaadata seda teist pingevabat nagu keskkonda, kus kogu aeg juhtub, see oli nagu lahe. Aga mis asi see üldse oli, see ongi nagu see suuremat sorti küsimus, et tõenäoliselt see ongi ainult pronksi mäng. Pronksi mäng oli isegi nagu maavõistlus, on ju. Et maavõistlusel on nagu ikkagi mingid teatavad ülesanded, nagu, et kuidas nagu tiimi ette valmistada järgmiseks mänguks või midagi siukest. Siis pronksi mängus nagu ei ole seda ka. Põhimõtteliselt nagu lihtsalt mäng, millel ei ole mitte mingit pointi. Kutid teevad vutti. Kutid teevad vutti ja see mäng muidugi andis pronksi mängule mingi idee vähemalt, vaata. Et seda oli vähemalt väga pull vaadata. Jah. Ütleme, seal ikkagi nagu kuskil teisest minutist oli selge, et kaitset ei ole küll täna keegi tulnud mängima siia. Seda küll ei viitsita. Inglastel nagu midagi oli ikka, nad ei pidanud väga proovima. Aga siis nad nagu teisel poolajal otsustasid nemad, et me nüüd ei mängi väga. Et seal ikkagi, prantslased tulid ka täitsa teise hingamisega peale, see kiire värava kätte, eks ole, aga ikkagi nagu täielik lagunemine oli inglastel väga lähedal, et siis ma arvan, kui nad oleks selle mängu kaotanud, mis mingil hetkel tundus nagu täitsa reaalne stsenaarium, et nii võibki minna. Et siis oleks küll Tuchelile vist öeldud, et kuule, leping on järgmise EM-ini, aga ei ole vaja tulla rohkem, me võtame kellegi teise. Nii oleks, selle pronksi mängu pealt ei lõpetata kellegi lepingut ega ei tehta uut lepingut. See mäng, tegelikult sellel mängul ei ole ju ma ei ütleks, ma lihtsalt, see on Inglismaana. Seal tehakse igasuguseid lollusi. Aga Yeah. Lahe oli. Me ei saa teada seda. Nüüd on nagu selge, et päästis ära ja jätkab, et ikkagi inglased saavad öelda, et pärast 66. aastat parim tulemus. Pole enne saanud 3. kohta. Mina vaatasin seda mängu esimese poole 4-0-ni, siis panin kinni ära. Tegelesin omad asjadega, siis kui avastasin, et 4-3, siis uuesti tööle ja siis kuni lõpuni. Aga jah, siuke pinge vaba ja mis seal ikka, et sellised need 3. koha mängud on ja seda vist tundub, et see jääb ikkagi nagu maailmameistrite võistluse finaalturniiri kavasse. Kindlasti ta jääb, sest et vaata, seal on see, et nad tegid liiga lõbusa mängu ja sellega seda vaadati maailmas liiga palju seda mängu ja piletid müüdi ka liiga hästi. Kõik nagu nii-öelda FIFA jaoks kõik asjad läksid väga hästi selle mänguga. Sealt ju raha tuleb jälle ja ega me praegu nüüd tänapäeval ei näe, et nagu mingeid mänge vähemaks võetakse, et kui siin juba Infantino tahab veel kasvatada, eks ole, finaalturniiri, nagu eelmises saates rääkisime ka natukene, siis ma küll ei näe, et seal midagi kärpima hakatakse mingeid mänge, et ongi see koht, kus sa saad seal panna Dean Hendersonid väravasse ja mingitele meestele veel minuteid anda, kes pole enne mänginud ja saavad ka MM-i tunde kätte ja kunagi ei tea, võib-olla mõnel on seal 4 aasta pärast on mingi kasu sellest, eks ole, ja küll see ära tehakse. Natuke oli üllatav minu jaoks see, et nii palju pandi ikkagi nagu turniiril põhikoormust kandnud mehi ka väljakule, sest varem on ikka tehtud niimoodi, et nagu
kogu sats läheb peale selline, kes nagu kes on istunud seni. Kes on ikka enamus turniiri istunud, aga seal oli ikka väga palju väga häid mängijaid ja see tekitas seda, ja kui Pape-sugused mehed täiesti pingevabalt mängivad ja kogu aeg ainult naeratavad ja naudivad, Papel oli vaata selles mõttes nagu natukene ikka midagi mängus ka, et ma arvan, tema tahtis sinna väljakule saada, tema sai oma 10 väravat ikkagi ära lüüa. Seda kogu olek oli ikkagi siuke, et see on kõik üks suur nagu lihtsalt kaifimine nagu teiste heade mängijatega. Ja ega see kuldse saapa värk oli ju ka see, et sai ta selle kätte, aga ega ta seda siis eile seal finaali ajal nagu enam kuskil vastu võtmas ei käinud, et ta kuuldavasti oli vist juba ikkagi ära läinud USA-sse. Me arutasime ka, et tegelikult ei olnud teda kohal. Et ajalugu tehtud esmakordselt siis nagu 2 turniiril sama mees võidab kuldse saapa. Ja 10 väravat ja 4 resultatiivset söötu. Ja ajalugu ka selles mõttes, et MM-idel keegi rohkem pole löönud, sest et Messil finaalis juurde ei tulnud. Mbappé muidugi need numbrid on päris sõgedad, et tal on ju mäng ja värav. MM-finaalturniir. Ja ütleme 2-3 MM-i veel ees. Jah, vähemalt. Mingil hetkel, kui Klose tegi üle vana Ronaldo rekordi, Tundus... nagu sellel hetkel võis arvata, et äkki selleni nüüd ei jõua põhimõtteliselt keegi. Läheb aega vähemalt. Mitte 3, tal on ikka 2 MM-i veel. Ta on mingi 26-7 juba. Jah, 27 äkki. Et kunagi ei tea, aga ta on sellist tüüpi mängija, et kui tal see kiirus nagu langeb, siis tema selline trump kaob ära võib-olla. Aga... Sellisel ründaval mängijal võib-olla pigem. Aga meie jällegi, kui me praegu nagu näeme, eks ole nii, et 40 ei ole nagu mingi vanus MM-il mängimiseks piltlikult öeldes või siis mõni aasta 40, nii et siis 10 aasta pärast võib-olla on see piir veel nihkunud kuskil. Finaalis nägite seda, kus Donald Trump ei tahtsid seda karikat tõsta ja see pilti tehti. Donald Trumpi sinna pildi peale, panite tähele või? Ikka. Infantinole käis ära kiskumas. Küll sikutas varrukast, ei tulnud vana ära sealt. Aga päris pull nagu see, et ta ikkagi nagu... Ega absoluutselt mitte midagi spordist aru ei saa nagu. Ja, aga see, et ka Infantino on nagu... maailmas ei ole kuigi palju inimesi, kes võivad Donald Trumpi nagu lavalt ära tirida. Kiskuda varrukast. Aga tema on nagu nii kõva mees. Trump igal võimalusel ütleb ka, et Gianni on ikka korralik karakter, et see vend talle meeldib. Üldse, kui need sinna lavale nagu jõudsid ka, siis ikka natukene mul nagu mälupilt tuli ette see, kui mõne aasta eest Tallinna Kalevi mängul meil Kalevi kunstmuru staadionil, seal oli Kalevil oli see maskott, see üks teine ettevõte, selle karu. Siis kuna see karumaski sellest nagu väga hästi välja ei näinud, siis Kalevi mängudel oli selline ametikoht ka täiesti, nagu mis siis käis käest kätte küll, aga nagu karutalutaja, ehk siis et ta nagu väikestele lastele peale ei astuks ja mingeid õlleletti ümber ei ajaks. Et siis natukene mulle meenutas seda, et seal tuli nagu niimoodi varrukast kinni hoida ja siis talutada seda Trumpi veidike. Tule siia, nüüd seisa siin, ära mine, ei lähe ära siit. Natukene nagu seda vibe oli seal. Aga ta sai ka oma need hetked kätte ja jumal temaga. Sai ju seal sai seda karikat sai ju puutuda, viidi ju tribüünile talle juba sinna klaasi taha kätte kohe alguses, eks ole. Režissööril oli täpselt teada, et jah, see oli, ma arvan, aga tema võib... ei tohi just kui teha, aga et ei, tema tohib. Tema tohib, eks. Riigipead ja kuningakoja liikmed tohivad puutuda, pluss siis MM-titli võitnud treenerid mängijad. Nad teised tohivad kinnastega, valgete kinnastega. See on hea üleminek selle tegelikult ka juba vahe show poole, mulle tahaks sellest ka paar sõna rääkida, aga pronksi mängust nii palju, et mis ainus asi, mis lõpuks natuke üllatas, oli see, et ikkagi mingis mõttes oli tegemist siis hästi sümboolse mänguga, et see oli Didier Deschampi viimane mäng koondise peatreenerina ja et sellisel kohas suutsid mängijad minna väljakule niimoodi, et nad lasid sellele satsile tema nii-öelda viimases mängus nagu niimoodi ära panna, et see oli see nagu piinlik ja üllatav osa selle juures. See oli ootamatu, jah? Et ainus asi, mis kedagi oleks pidanud minu meelest selle mängu juures motiveerima, ma ei tea, see on võimalik jah, et inglastel ka mingi au mängus, aga tegelikult sellel ei ole ka. Aga see oli nagu maailma koondiste nii-öelda mõttes üks kõigi aegade kõige vingemaid treenereid see on Didier Deschamps ja suure osa neist vendadest, kes seal platsil olid, on ta ju maailma meistriks viinud nagu. Veits võiks nagu austust näidata. Mängijana maailmameister, mängijana Euroopa meister, treenerina maailmameister ja nii edasi, veel paar finaali ja
et noh, nagu hull värk. Oleks nagu oodanud mina ka natukene enamat, et mind ka see üllatas just, et prantslased nagu nii lõdvalt suhtusid sellesse. Ma ei tea, mis seal riietusruumis siis räägiti või seal äkki tuli meelde nagu, et Dechampsil on viimane. Ei tea. Aga et noh, teine poolaeg oli nagu natukene selline väärikam etteaste. No ma ei tea, võime korra sellest vaheaja show'st siis ka rääkida. Ma tahtsin öelda, et palju juttu, ütleme, nagu oli ka neid, kes ütlesid, et mida te jaurate nii palju, et noh, milles on ka oma tõde, et ütleme, Kataris olid mingid oma kiiksud, mäletame, kui Messi karika sai, siis talle pandi see pisht õlgadele, see mingisugune, ma ei teagi, kuidas seda eesti keeles nimetada, hõlst. Et noh, tegelikult see selles kultuuris on nagu suurima austuse märk, et noh, okei, see on nagu nende kultuur, hea küll, mis me nüüd selle üle nalja viskame, eks ole. Et samas nagu me Ameerika kultuur me teame, on see, et lauldakse kõigepealt USA hümni. Jaa, aga sa ei saa spordiala muutma, see muudab spordiala. Just. Et noh, las siis olla see kontsert, las olla tilulilu, et ongi nagu Super Bowli vaheaja show ja kõik. Aga et mis see nüüd nendele mängijatele ikka teeb? Aga näha ei teinudki midagi eriti. Sul on 15, no kokkuvõttes ei teinud, eks sellega kohaneti, ega lõppude lõpuks ju sellel turniiril oli ka mäng, kus mängijad pidid 2 tundi istuma seal seda ratast väntama ja Netflixi vaatama, eks ole, ootama, millal sul äikesetorm üle läheb. Saadi ka hakkama, mängiti ka teine poolaeg ära, ei juhtunud midagi, eks ole. Aga ikkagi asi on nagu minu meelest põhimõttes, et just see, et mis meil nüüd fookuses on, kas meil fookuses on kogu see show või katsuks ikkagi nagu fookust hoida jalgpallurite peal seda enam, et niigi olid nüüd, eks ole, need 3-minutilised, nimetame otse neid reklaamipausid seal vahel ja kõik sellised asjad, et nagu natukene see fookus läks ära, mida ma nagu ennekõike tahan näha, on see, et kui ta nüüd ühe korra nii oli, okei, elame üle, aga peaasi, et nüüd siin ei hakataks nagu asju välja mõtlema ja et see nüüd mujal ei kanduks. Mis mõttes kadus fookus mängult ära? Ma ei taha, et tulevikus nii hakkaks juhtuma, aga ma mõtlen, minu mõelest nagu ei olnud sellest mitte midagi hullu. Kust see fookus mängult ära? Kõik räägivad täna ainult mängust ja ise surusin selle siia sisse, sest ma tahtsin lihtsalt öelda, et minu mõelest päris tore. Ma olen ka igalt poolt lugenud ja ma saan aru, et mängijatel on ebamugav ja muutus sport ja nii edasi, aga see oli ette teada ju, et see nii läheb ja nii tuleb, et see on Ameerika. Mingis mõttes Ameerika nägime väga sellist ülejäänud maailm nägi seda väga, väga ameerikalikku mängukorraldust, mis oli produktsiooniliselt ju täiesti nagu ikkagi päris pull vaatamine. Natuke läks lõpuks nagu siukseks imelikuks läilaks kuidagi, aga Justune oli hea, aga oli ka Ameerika. Aga mis ma lihtsalt... Let's get ready to rumble tuli seal. No mida. Ja see Tom Cruise'i sütitav kõne ja päris pull. Natuke Tom Cruise'i kõne jättis mulle sellise mulje, et tal oleks nagu mingi viimasel hetkel sealt kuskil koridorist kätte saadud öelda, et kuule, Tom, et ilgelt on vaja 2 minutit ära täita, mine räägi midagi nagu innustavat ja siis tal tuli see ka kuidagi nii, et no, et siis... paneme hästi ja kõva turniir on olnud ja natuke selline jutt. Aga ei. Väga tavaline ameerikalik selles mõttes jutt, et seal ei olegi vaja ju muud öelda peale seda, et publikule ja rahvale meelde tuletada, et see on suur asi, mis oli seal vaja seda öelda üldse, et see on suur asi, eks ole. Ameerikas on vaja, selles mõttes, et nii on. Et järgmine EM saame õige asja nüüd tagasi lõpuks. Täpselt, et oligi MM Ameerikas, mulle ei meeldi, et see oli Ameerikas, nii edasi, mulle ei meeldi joogipausid, aga ameeriklaste loll välja mõeldis. See idee mulle ka ei meeldi, et vaheaeg on pikk, aga kui see kõik on nii oleme teinud sellise lolli otsuse, siis ma oskasin, mina oskasin seda nautida nagu, et väga tore oli vaadata. Bieberit polnud ammu näinud, Shakira näeb välja nagu 2006 aasta, täiesti hull, 2006 finaali järel laulis. See on täitsa arusaamatu. Täiesti samasugune inimene, uskumatu. Ei, ma olen selles... Sain emotsioone, küll vaheajast ka. Ma ilmselgelt meelega siin provotseerin ka natukene, et saada sult täpselt selliseid häid vastuseid, mida sa praegu annad. Ma omakorda tahaks provotseerida ka kõiki neid jälle, kes on ülimalt selle vastu nagu. Aga tegelikult ma olen sinuga nõus, et see on nagu minu meelest väga paljude asjadega, see on üldse nagu jalgpalli vaatamisega, on see, et kui sa häälestad ennast kohe alguses negatiivsele, siis on võimalik leida nagu väga palju negatiivset. Ja see on Eestis äärmiselt levinud, eriti kohaliku jalgpalli suunas. Just, kui sa häälestad ennast nagu natuke positiivsemale, et jälle see, et objektiivselt võttes, kui sa vaatad nüüd MM-i poolfinaalide järel, vaatad premium-liigat, siis on selge, et seal ei mängita sellist jalgpalli. Aga minu jaoks on nagu küsimus see, et kas viga on nagu selles jalgpallis või viga on sinu häälestuses. Enamasti on selles häälestuses. Pigem nagu selles häälestuses, eks ole. Et tegelikult, mille juurde ma tahtsin nagu jõuda ja mille juurde ongi hea siit jõuda, on see, et kuidas me seda turniiri nagu mäletama jääme, et
ma tahaks ka nagu öelda, et ikkagi me jääme ju õnneks nagu, kuna oleme ausad, mingit suurt jama ju ei juhtunud. Seda juustust, seda võis seal olla ükskõik kui palju ja oleks võinud olla veel 10 korda rohkem. Aga nagu MM toimus, okei, alati on mingisugused mängud, mille järel leiavad mingid vandenõuteoreetikud, eks ole, et on mingi kohtunik on ära ostetud, mis iganes, ütleme, mis oli selgelt halb, oli kogu see Palogoni juhtum, mis nagu lihtsalt natukene õõnestab mingit teatavat usaldusväärsust isegi kui ainult väliselt. Aga selliseid asju, kui sa mängid üle 100 mängu, siis selliseid asju tuleb ju puht tõenäosusteooria tõttu alati, et tõsta see 100 mängu kuskile, ma ei tea, Eesti liigasse ja Inglise liigasse, ükskõik kuhu liigasse, meistrite liigasse, eks ole, ja selle perioodi peale sul tuleb ikka mingisuguseid vastuolusid ette. Võtta tavaelus, võtta 100 päeva ja sul, või 5 nädalat, eks ole, ükskõik mis, ja sul tuleb selle aja jooksul mingisuguseid selliseid vastukäivaid olukordi. Et kokkuvõttes turniir kui selline, me räägime ikkagi lõpuks me räägime jalgpallist. Selles mõttes ma arvan, et need mängud, mida mina tegin ja nägin, kõik tribüünid olid kogu aeg pilgini täis. Kõik mängud toimusid, suuri skandaale polnud, ehk siis selles võtmes täpkesse 10-10. Ja võtame isegi nagu need joogipausid, reklaamipausid, mida ju kardeti turniiri eel oli see, et eriti need päevased mängud, et me näeme sellist see on natuke selle klubide MM-i pealt tulnud arvamus, et me näeme mingisugust hirmsat loivamist, et nagu mängud tempot ei ole ja kõike ei ole. Seda ei olnud ju, tegelikult. Kõik, ma arvan, et väga nagu jalgamõistes oli ju väga lahe turniir igat pidi. Ja mis on veel nagu kindlasti, mida on pigem nagu sealt koha pealt kuulda olnud, et mida lihtsalt ei saa teleka teel edasi anda, on see, mis toimub nagu linnades ja staadioni ümbruses ja see lihtsalt, et see 48 rahvust nagu kokku tulevad. See oli see, mida räägid mida ka ju kardeti, et Ameerikas võib-olla see ei kõneta, aga see on selline rahvaste paabel, et seal kõikidel nendel riikidel, isegi kõige väiksematel on mingisugune see oma, ma ei tea, diasporaa või miski, eks ole, see ongi nagu selles mõttes, et kõik on olemas ja töötab. Olgu see fännide vaheline suhtlus või olgu see, ma ei tea, staffide mingisuguse banketid või asjad, aga kõik see rahvaste paabel sinna kokku tuleb ja kõik seda ühte asja ajavad, see see on nagu kindlasti hästi märkimisväärne ja et see ka 48 tiimiga nagu niimoodi, seal on tõesti suur erand on see, et kõik ülejäänud said nautida seda kõike ja siis Iraan ei saanud, et see oli mingis mõttes jääb ajalukku väikse pahandusena seal. Või me ei teaks pahandusena, aga lihtsalt nii oli. Aga muidu minu meelest nagu igati lahe turna. Mul oli hea meel, et ei tulnud seda ükshaaval väljakule jooksmist, et see jäi ära. Väiksed rõõmud. Ja tantsutüdrukuid, vähemalt mina ei näinud väljaku peal. Jah, ma ei tea, seal kuskil tribüünil hüppasid keegi, aga see oleks olnud natuke liiga palju. John Bon Jovit sai kõvasti kuulata ja need mingid, mis... Aga vaata see ka, pandi see Living on a Prayer peale ja siis nagu ma kiidan, muide, kui sa selle ma toon küll välja, väike detail, muusikavalik. See on üks asi, millega pandi täppi ja see, et taibati nõuda välja, nii-öelda, see oli ju nagu ametlik soov, nõuda välja kõikidelt delegatsioonidelt või koondistelt, mis lugu me mängime värava järel, mis lugu me mängime lõpuvile järel, kui on edukas mäng olnud, ja et enamik taipas sinna valida mõne üksiku erandiga, kes ütles, pange see Freed from Desire ja läheb. Yeah. Et mõne üksiku erandiga võeti oma riigi lood, omad asjad ja see kuidagi töötas nagu ülihästi minu mõelest. See oli äge, jah. Ja tõesti see, et ka kui on Living on a Prayer ja on refrään, siis DJ paneb vait korraks ja rahvas laulab. Et see kõik töötas, nagu see melu, meeleolu, see oli ikkagi kõik olemas. See oli, mida ma nagu turniiri alguses mulle tundus, et nii läheb ja minu meelest see nagu klappis ja see on ka lõpuks siis selle formaadi juures see probleem minu silmis on see, et see alagrupi turniir on selles mõttes lihtsalt mängimine. Keegi välja ei kuku, Austria kukub, aga suur mure on ju, et laias laastus mängitakse unikmänge mõned nädalad ja siis hakatakse turniiri mängima. Et see sama tunne on mul, see on, ma ei tea, UEFA Champions League'is on sarnane tunne, et alguses lihtsalt mängitakse ja siis hakatakse turniiri mängima. Et see on levinud süsteem nüüd,
see toob väga palju raha sisse erinevatele osapooltele ja nii on. Et võib-olla suurimad probleemid ei ole seotud mitte konkreetselt selle turniiriga, vaid lihtsalt jalgpalli üldiste suundumustega. Just see, et väga palju nagu tähelepanu selle raha peale, väga palju tähelepanu selle peale, mis siis millest tuleb raha, et me mängiks hästi palju, aga et nagu lahustub ära võib-olla see olulisus, aga ma tõmbaks sellega kokku, et kui sa vaatad neid kaadreid täpselt sealt Holmpargist, Tüünist, siit Vabaduse väljakult, siis see jalgpall, ega need inimesed ei tulnud seda Piiberit sinna ootama, eks ole, et saaks teda 2 minutit näha, nad tulid jalgpalli vaatama. Mul oli ikka sõpru, kes vaatasid ainult Piiberit ka, kes muidu jalgpalli ei vaata, siis vaadati seda mängu puhtalt sellepärast, nüüd meenub, mul on noomitus edasi anda. Nii. Markusele. Ted Lasso dialoogi ajal hakkasid lihtsalt rääkima. ERR-i vaatajad ei kuulnud, mis Ted Lasso rääkis. Sina ajasid peale mingit joga. Aga muidu kõik oli väga hästi. Mul ei ole Ted Lasso, huvitav, mis Ted Lasso räägib? Eesti rahvast. Kuule, Ted Lasso on täielik legend, et nagu... Räägi selle Piiberi peale järgmine kord. Piiberi peale veel, aga et selle noomituse pidin edasi anda. No vot, keegi meist ei. Ma tean, et Ted Lasso on mingi tegelaskuju kuskil, mingi treener. Ma ei ole üldse, ma ei vaata. Kaarel, ma ei vaata, saad aru. No pead vaatama. Selge. Seda tasub vaadata. Kuulge, hea küll, MM-iga ühele pool. Meil on nii palju teemasid veel. Meil on ju, hakkasin mõtlema, et neljapäeval, meil on täna esmaspäev, neljapäeval, mõni päev tagasi olid Eesti klubide euromängud ja see tundub juba kuskil nii kauges minevikus. Võtame hästi lühidalt Levadia saavutuse kokku ülikõva. 5-0 2 korda panna, hoida teiseks mänguks fookust Karnarvon Saun ära vajutada konkreetselt lihtsalt, see on tubli ja peaks, kui ma nüüd eksi, oli Eesti klubide rekord vist ka, eks ole. Kokkuvõttes 10 ei ole keegi pannud vastastele, nii et tublid. 5-0 ja Zahovaiko sai siis teha viisikvahetuse, see oli päris raju. See oli ka päris punk. 65. minutist sai 5 tükki välja ja kõik lippas ja tundus, et sõnum oli Zahovaiko poolt meesteni jõudnud. Et see oli ikkagi selline, see korduskohtumine oli juba tegelikult ettevalmistus Göteborgiks. Ehk siis tegelikult nemad saavad minna, nemad nüüd nädalavahetusel siis ei mänginud, sest et teisipäeva peale tõsteti see rootslaste mäng juba, ehk siis juba homme mängitakse Göteborgiga ja ma arvan, et selleni me kohe jõuame, et kui keeruline võib olla vahepeal mängida koduliigat, kui sa tegelikult mõtled juba järgmisele euromängule. Aga et Levadia sai nagu ilusti hoida seda sellist eurojoont. Ma igaks juhuks ütlen, Göteborgi mängis ka nüüd liigamängu ikkagi mängis. Ja, nemad mängisid. Kodus võitsid. Prommat. 15 000 inimest on seal ootamas. Sai punase varakult suhteliselt, aga sest Göteborgist meil on olnud juttu, et ütleme, kindlasti on nendega väga raske, sest Allsvenskani klubid on kõvad kõik, isegi kui sa oled seal punane latern Eesti klubide jaoks, aga kui üldse siin kunagi hammustada, siis praegu võiks nagu koht olla ju natukene. Ei päriselt, kui sa vaatad... Mille pealt sa ennustad seda? Mida ma ennustan? Ma küsin, mille pealt? Selle pealt, kui sa vaatad, kuidas on koduliigas mänginud. Jaa, aga ma arvan, et... Ma ei räägi seda, et umbes, et lööme puuri täis neil, kaugeltki mitte. Sa saad aru, mida ma ütlen. Kui sa vaatad mingit AIK-d, kes on siin varem olnud nagu vastas, siis nendega oli selge, et seal sisuliselt kannata. Skoorid olid ka 6 ja niisugused asjad. Häkken, eks ole, kellega siin Vaide mängis samamoodi. Loomulikult on Göteborgi meeskond on tohutu suur soosik, see on Allsvenskan, see on kõva liiga. See ongi, et see keskmine tase seal riigis on nagu, või selles liigas on nagu ikkagi nii kõrge nagu võrreldes meiega, et... Nad on kuidagi Euroopasse ka saanud. Et ma arvan, et on olnud, jah. Võib-olla meie poolt, võib-olla ma arvan, et natukene vastutustundetu oleks nagu, et vaatame tabelisse, et kui üldse kunagi, siis nüüd. Täpselt sama nagu Rootsi koondise puhul oli, mäletad, sinuga me siin arutasime seda paar korda hiljem ka. Rootslased olid mingi, ma ei tea, järjest seal kotti saanud. Siis, kui üldse kunagi võimalus on, siis on nüüd, kui nad tulevad siia Alekokile. Mäletad seda? Ma nii hästi mäletan seda. See tasemete erinevus on seal ikkagi nii suur selle... Ma ei räägi nagu, et... Meil on alati see väike võimalus. Ja ma ei räägi, et me nagu peaks mingi hirmununa sinna minema ja issand jumal, me ei saa ja saa. Aga tegelikult, räägime nüüd tõsiselt, nagu reaalsus on see, et sealt parim, mida nagu võtta, sealt tuleb tulla tagasi sellise tulemusega, mis jätaks kordusmänguks mingi võimaluse õhku siin. Kui sa tuled 0-6-ga, siis on nägemist. Mis tähendab, ma pakuks ühe
maksimum 1 väravalist kaotust. See oleks väga hea tulemus. Võõrsil. Jah, see oleks väga hea tulemus. 2 väravaline teeb kindlasti juba väga keeruliseks elu. Aga Viik oleks, ma arvan, et oleks suhteliselt ideaali lähedane. Viik oleks ideaalne, noh, mis, come on. Loomulikult ma räägin sellest, et see 0,0 mingi 1% võiks olla 0,02% sel ajal. Me räägime sellistest praegu erinevustest. Aga see on nüüd jälle täpselt see, et kas olla optimist või realist, see on see vahe. Aga jällegi kombineerida enneks. Kindlasti saab ja Levadia saab minna niimoodi, et pingevabalt täiesti. Sest oleme ausad, nõuda neilt midagi selles mängus täiesti ülekohtune. Ja ma arvan, et nad on seal vägagi realistid ja saavad aru ka, mis mängu nad mängima lähevad. Võtame siis Paide linnameeskonna enne äkki. Paide tegi Hegelmanni vastu seda, mida tegelikult nagu loota võis ja võib-olla isegi nõks üle ootuste. Ma ei taha nüüd öelda, nagu lihtsasti see tuli, aga meeskonna häälestumine tundus väga hea. 3 väravat lõpuks löödi, endale ühtegi ei lastud. Mindi selgelt mängima ikkagi ründavamalt. Mängiti 3 keskkaitsjaga ja äärte pealt Edgar Turri me teame, kes on varem olnud ka täitsa nagu ründav mängija ja isegi Romet Nigula teisel äärel mängis sisuliselt ikkagi nagu vasak äärena, mitte vasak kaitsjana. Et Juuda oleks vasak kaitseks vajunud, kui oleks vaja olnud, ega selles mängus lihtsalt väga ei olnud vaja. Ja Modus Sonjalt nagu sellistes mängudes vaja, et üks mees võtaks ja teeks ka natukene just individuaalselt väga hea sooritus, jällegi mida ka MM-il nägime, eks ole, et ikkagi mingites mängudes otsustavad individuaalsed oskused väga palju. Sonjalt väga ilus avavärav, see võttis kohe nagu mingisuguse pinge maha, siis värava sööt Padamoosile ja lõpuks veel 3 ka ja see mäng oli ikka nagu täitsa selgelt Paide kontrolli all, et oleme ausad, ega see Hegelmann avamängus juba ei jätnud endast mingit väga erilist muljet, samas muidugi alati sellised asjad on petlikud natukene, eks ole, aga teises mängus oli näha, et seal oli küll nagu mingi klassivahe ikkagi näha. No ja vaat sellises olukorras me võime rääkida Hegelmanni-sugusest meeskonnast, kui nad on seal tabelis teises pooles ja pole seda hooaega liiga hästi mänginud, siis me võime nagu natukene julgemalt rääkida, et siin ikkagi võiks minna edasi. Jah, aga teisalt kogu seda Paide keerulist olukorda arvestades, siis see oli ikkagi nagu väga-väga super need, ma ei tea, siuke keskendumine ja kõik need asjad nagu, et nendeks 2 mänguks praegu niimoodi peale mindi ja nii-öelda vastasele tegelikult ikkagi kott pähe tõmmati, et see sa ütlesid, et seda võis loota, aga seda nagu miski tegelikult liiga palju ei andnud seda lootust või ootust, sest et Paide tuleb ikkagi väga-väga raske aasta pealt või nagu hooaja pealt, kus palju on muutunud aga see, et selleks mänguks see sats, see staff, Tarmo, kõik tüübid suutsid maks keskendumisega leedukatele lihtsalt pähe teha. Mega respekt minu mõnest, et kindlasti nüüd vist jõuame sinna, mis edasi juhtus. Ja siis tuli pühapäev. Jah, et mis seal juhtus, see on juba päris keeruline, aga kõige olulisem oli praegu see, et leedukatele tehti ära ja mitte nagu mingi läbi, ma ei tea, mingisuguse õnne, vaid läbi selle, et oldi üle, oldi vaimselt üle, oldi mänguliselt üle, kõva. See oli nagu väga selgelt, jah, nagu võetud võit, parem meeskond võitis. Ja sellist asja tegelikult me Euroopas nagu ka nüüd, Levadia tegi ka, aga vastane oli nagu, selgus, et oli natuke ikka teisest maailmast natuke. Meie klubidel on siin olnud igasugusest maailmast vastasid ja on nendega ka väga hätta jäädud. Ja just täpselt, ja just selle vaimu tugevuse või selle keskendumise pealt mõnikord, eks ole, pannakse, nagu minnakse lati alt läbi, aga see näiteks Tarmo ja see meeskond panid ennast juba hästi valmis selleks. Ja siis ma ei tea, jätkake samamoodi, väga lahe oli vaadata. Ja tundus siis nagu, et see kogu see energia ja fookus läks sinna ära ja sinna läheb see kumab ju läbi, see tundub, et Paidele see Pärnu sobib nagu. Aga see on nagu, tundub praeguseks hetkeks juba on nagu mitte ainult pärnakate jaoks, vaid siin ikkagi mingit suur trobikond inimesi,
kelle jaoks ongi see üks siuke sündmus, mis on plaani võetud, et Paide euromäng Pärnus, sinna minnakse kohale, pannakse sinna sellesse sanatooriumisse toad kinni ja kus ma nägin seal tribüünil ikka korralik läbilõige Eesti jalgpalli koorekihist nagu mängijaid kõiki, kes osadel saad aru, eks ole, et kui Hannes Anier on tulnud, siis on selge, eks ole, et kui vend mängib ikka tuled nagu Pärnusse, aga lauljaid ja kossumehi ja võib-olla mingi see Paide nagu kuidagi see ring on ka selline, et seal nagu sa näed Klämmi on nagu natuke rohkem võib-olla, eks ole. Aga et ikkagi siin üks kuulus telemees nagu kurtis ka, et vipis pidi nii kõva trügimine olema, et ta võttis oma õlle sealt tavaletist raha eest. Väga raske pidi olema elada. Liiga palju vippe. Liiga palju klämmi. Liiga palju klämmi. Ei ole. Võttes väga äge. Ja Paide oskab. Lõpuks ongi ülioluline. Ma ei tea, kas selle tunde kasvatamise poolest ülilahe, kui saad natukenegi tuntud nägusid kohale ja kõik see levib, kui sealt kaudu tuleb veel 1-2 inimest ja nende kaudu tuleb veel 1-2 inimest, siis niimoodi me vaikselt ju kasvamegi, et iga selline samm ja iga klämm ja kõik see tegelikult on nagu Tanel Padari story pealt üks inimene nagu mõtleb, et võiks vaadata, mis jalgpalli see Paide mängib, see on juba hästi läinud. Et seal ei saa nagu miinusesse jääda, mitte mingi valemiga. Aga jah, et osatakse ka nagu nendest mängudest selline sündmus teha, et see on ka kindlasti äge. Aga 2-3 korda oleme nüüd proovinud alustada selle pühapäevaga ja see oli täitsa teine asi nagu, et seal oli ka klämmi ja kõike oli Harjul, et vasakult ja paremalt löödi ja ütleme, et nagu tegelikult ju Kink juba ütles mängu järel, et mul seal polnud riietusruumis vahel mõtet isegi karjuma hakata, mis ma ikka karjun 5-1 või 1-5 siis Paide poolt vaadates, et seal see asi nagu tehti ära ja okei, võttis enda peale, aga siin tahaks mina küll nüüd öelda, et minu meelest see küll peatreeneri kaotus ei olnud, või nii palju siis võib-olla on, et sa saad nagu öelda, et kuidas see siis nagu mehi motiveerida ei suuda või mis iganes, aga vaatad nagu väljakule, et mis motiveerimist need mehed nagu vajama peaksid ekstra, et seal jah, vahetusi või muudatusi koosseisus tehti palju, aga ülikogenud mehed ju peal, et kui sul Kaspar Laur on nagu teada suurus sõna otseses mõttes Eesti liigas. Kui tema on karistusalas ja tuleb nurgalöök, et siis nagu keegi võiks ju hüpata. See on ilmselge märk sellest keskmise taseme tõusust Eesti Premium liigas. Mina omal ajal, ma mäletan neid euromängude, meie mängisime minu arust, ma ei mäleta, kas me 2 mängu vahel mängisime. Aga siis võiks 2 mängu vahel ka olla. Praegu on siis see reegel, eks ole, et 2 mängu vahel, kuna on reisimist alati, siis 2 mängu vahel nagu saab keskenduda euromängudele, aga siis 2 vooru vahel seal pead ikka mängida. Et kui need mängud olid, siis oli küll siuke tunne, et okei, lähme teeme selle ära, võtame selle 3 punkti ära, et vahet pole. Aga nüüd tänasel päeval enam kui sa juba oled natukene liiga väsin või selles mõttes, et sul on ikkagi see reis, sul on seal nii palju välja vahetatud mehi, siis vastas meeskonnal on niivõrd hea see know-how, teadmised, ettevalmistus, taktikaline ettevalmistus, et enam ei piisa lihtsalt sellest, et okei, et tulime reisilt, ei jõudnud, vahetasime üksteist välja. Kui meil juba tavahetkedel on see, eks ole, et ikkagi nagu iga meeskond võib iga ühte nõelata tegelikult. Mingite üksikute eranditega, võib-olla sel hooajal Levadiat näiteks on raskem, aga on ka suudetud. Et siis miks nagu nendes mängudes ei peaks ja hea näide nüüd tuleb Kuressaare ja Kalju mängust, kus Taavi Jürisoo ütles väga hästi pärast mängu kohe, et me teadsime, et Kalju tuleb euromängult, me teadsime, et neil on raske, see oli meie motivatsioon, me tegime väga korraliku nädala, trennis me valmistusime just nimelt selleks. Ja meeldis sealt ka teistpidi Uku Kõrre jutt, kes ütles, et kui me tahame nagu kunagi, me tahame ju ka siin Eestis kõik need mängijad, kes mängivad ikkagi tippu jõuda kuskile, edasi vähemalt natuke, mingi unistus vähemalt on tippvõistkondades. Et kui maailma tipud nagu reisivad kogu aeg, et kui me tahame kuskile kõrgemale jõuda, kuidas me nurisime siis selle üle, et meil on 40 mängu, need mängivad 60. Ja küll, seal on võib-olla võistkonnad suuremad ja ma ei tea, taastumisvõimalused paremad ja kõik, aga mulle see väga meeldis, nagu, et väga lihtne oleks mängida ühte liigat, mitte saada Euroopasse, mängida seda ühte koduliigat. Aga et kui sa sinna tahad nagu saada ja tahad seal midagi saavutada, siis sul tuleb nende väljakutsetega ka hakkama saada. Et mulle nagu väga meeldib, kui mängijad ütlevad otse nii, mitte et oi jaa, oli siin raske reis ja kõik see. Kindlasti oli raske reis. Jaa, aga siis Paidel ei olnud mingit rasket reisi. Paidel ei olnud. Ma mõtlen, Paide tuli Pärnust. Paide tuli Pärnust, kusjuures väga hea emotsiooniga, vastas
ilmselgelt nagu selles mõttes ei ole see üllatus ju, et Harju suudab ju mängida ja hooaja alguses Harju väga hea ja see, ma arvan, et see kaotuste seeria oli nagu, ei olnud nagu päris loogiline nende puhul, vaid see oli selline natuke nagu mingite, tuligi napikaid sisse ja siis kuidagi hakkas nagu koguma. Aga ma ei saa aru, ei ole see minu meelest treeneri kaotus, ma ei teagi, mis asi see on. Ma mõtlesingi Markuselt küsida, et kas sa suudad nagu kuidagi nende mängijate pähe vaadata, et kui sa lähed nagu platsile satsiga Lillander, Andrade, Cabral, Hendrik Ojamaa, Henri Anier, Hindrek Ojamaa, Siim Luts, Christopher Pihtra, korralik koosseis. Romet Nigula, selle satsiga peaks meister tiitli peale mängima, mitte poole ajal 5 laskma endale lüüa. Seal ei ole ühtegi nõrka venda nagu tegelikult. Et mis no ei tea, ma ei saa aru, ma ei tea. Eks see on loomulikult selles mõttes, et väiksemat sorti pingelangus seal Pärnus toimus, ma ei tea, et kas meeskond tuli kohe peale mängu, tuldi tagasi Tallinnasse või jäädi sinna lisaöö, tunti ennast natukene. Ei tohiks mõjutada midagi. Ikka ei tohiks. Pingelangus, ma saan sellest aru, et sa lased, ma ei tea, endale 1 lüüa, 2 lüüa. Lased 5 tükki lüüa esimese poole aega, see ei ole pingelangus enam. Et midagi seal ikkagi, vaata, ju siis ütleme ka, ma vaataks nagu seda nii, et ju see Paide ikkagi mingi enesekindlus on siis nagu nii habras sel hooajal, Kaarel ütles väga õigesti, et see on väga üles-alla hooaeg olnud, et selline tuleb sealt üks tagasilöök ja siis ikkagi mingi asi nagu laguneb täiesti kuidagi. Aga ühesõnaga, seda saab nüüd võtta ka nii, eks ole, et neil nüüd õnneks neil ei ole vaja kuskile sõita, neil on järgmine mäng nüüd jälle neljapäeval Žiraga, Aseritega. Aseri 5 võistkond võime siit Eestist ka niimoodi aga visata, et mis Aseri 5 või nii, et neid peaks võitma. Kui nüüd, siis millal veel? Kirveo kontor ütleb, et seal mängus on ikka nagu väga selge soosik on Aseri sats. Vaatame nüüd korraks nende vendade eelarveid seal on mingi pool võistkond on brasiillased, me teame Aserbaidžaanis nagu rahast puudust ei tule. Neil on ju üks koondise häda on ka see, et lihtsalt koduliigas on nii kõrged palgad, et vennad mängivad seal, et nad ei taha kuskile minna, et Aseri 5 eelmises voorus, sisuliselt skoor oli natuke väiksem, aga sisuliselt tegid Levadiat seal, et loputasid vastast mõlemas mängus korralikult. Nii et selles mängus on jälle ikka see peaks olema ikka tuntav tasemevahe sees, mis ei tähenda muidugi, et nõrgem ei või võita, on ju. Aga nagu Kink ütles, et kui me neid eelarveid vaatame, siis võiks mängimata jätta, nagu, eks ole, et las lähevad edasi ja kõik, et loomulikult mitte, aga iseenesest, äkki on nagu selline mingi äratuskell, et vaata, mis juhtub, kui me täiega ei pinguta. Äkki see nüüd tõmbab mehed kuidagi jälle nagu joonele, mine tea. Aga jälle sama asi, et eriti siit kodumängust tuleb nagu mingisuguse viisaka tulemusega minna ära, kui on soov midagigi saavutada selles paaris. Siin ühe väravalisest kaotusest ma kardan väljamaale on ikkagi vaja praegu võiduga. Väljamaale peaks ikka võiduga minema, kui tahaks edasi pääsu peale mõelda. Just, kui see soov on. Vot, ja ega siin teistelgi oli raske, et tuli Flora sealt Gruusiast tagasi ja Nõmme United tõmbas niimoodi mütsi pähe, et 2-1. Ja seal juhtus ju eksimus ja punane kaart, et see kindlasti muutis hästi palju, aga selles mõttes, et see teatav, mis me räägime siis see sõna europohmell või mis iganes väljend see on, ma ka päris hästi aru ei saa, mis asi see on, aga tundub, et see on olemas. Tundub, et on olemas. Tundub, et on olemas. Seal on ikkagi, see oli ikkagi ekstreemne olukord Flora jaoks. See oli Flora jaoks oli ekstreemne ikkagi, see ju oli, mäng oli neil Iberiaga oli teisipäeval ja liigamäng, kodune liigamäng oli reedel ja me ei reisi nendes, meie klubid ei reisi eralennukiga, kus on mõnus saab pikutada. Et see oli ekstreemne, sellepärast, et ilmselt siis kolmapäeval reisiti, neljapäeval mängueelne treening, kui sedagi tehti, et kõndides ilmselt ja reedel mäng. Okei, seal vahetati 8 mängijat välja. See tõesti on normaalne põhjus pohmelli pidada. Jah, et see oli ikkagi ekstreemne. Aga jällegi, teiselt poolt sama nagu tegelikult me ei kiidnud Harjut, et Harju samamoodi nagu Kuressaare. Mind absoluutselt ei huvita, kus sa tuled Pärnust või tuled Gruusiast või kust, et siin on praegu 3 punkti mängul, me mängime oma mängu ja mind, sorry, aga ma nüüd võtan.
ja Nõmme Unitedi kiituseks samamoodi, et ega nemad saavad muidugi rahulikult valmistuda ja ongi nii. Aga see on ka asi, mida räägitakse, ma ei tea, Euroliiga Kossu peatreenerid räägivad sama juttu, et miks neil koduliigades nii raske on, kuigi mängivad Euroliigat ja nii edasi, seal tekib see sama loogika. Et Nõmme United ilmselt valmistus rahulikult, sai selleks valmistuda ja kasutatakse praegu sellised nõrkuse momendid nende tabeli keskmike poolt ikkagi juba üsna jõuliselt ära. Et jah, pigem ärme laidame need Euroklubid, vaid kiidame need keskmika. Ja see läks ka nagu, korraks läks natuke alla poole radarit, jah, see, et Harju Laagri läks sellele mängule. Eelmine mäng sai hea tunde kätte, läksid selle sama hea tunde pealt, põhimõtteliselt mängisid täiesti üle Paide ja polnud mingi probla. Jah, Nõmme Unitedi etteastet ma täies pikkuses ei näinud, et aga respekt. Jah, mina nägin Nõmme Kalju etteastet täispikkuses ja ütleme seal nagu ikkagi, jälle nagu, kuidas sa ütled, et mahlad on väljas, kui sul mängivad, eks ole, seal suures osas mehed, neil oli 6 vahetust, kui ma ei eksi. Kui mängivad sul suures osas mehed, kes tegelikult, Iirimaal või Põhja-Iirimaal ei mänginud, eks ole. Aga ikkagi reisisid kõik see, eks ole, ja ütleme näiteks, kui sa pead nagu viskama seal selle Chinemerem Godwini sisse, kes vist 3. korda alustas Premium-liigas üldse algkoosseisus sel hooajal esindusmeeskonna eest 2 korda üldse väljakul. Nagu selge, et sa ei saa sealt võib-olla nii palju nõuda ka, eks ole, et eks treenerid peavadki niimoodi otsima, mängima selle koosseisuga, neil läks veel isegi hästi, nemad said punkti kätte. Kuressaarest punkt isegi siis, kui sa Kalju napsas punkti Kuressaarest. Jah, Kuressaarest punkt tuua isegi siis, kui sa ei ole mänginud enne kuskil Euroopas ja reisinud, siis see on ju ka kõva sõna, aga Kalju ikkagi väga edukas reis oli. Ma arvan, et paljusid üllatas ikkagi natukene sellega küll, et nad seal võõrsilt selle koduvõidu järel ikkagi võtsid oma viigi ära ja võtsid veel eriti sellisel magusal moel, et see korra meenutas mulle sellist Eesti klubide euromängude klassikat, et sul on kõik võimalused on nagu ees ja siis sa mängid maha, vastased on varakult 10 kõik, eks ole, sa lased neil 10 tagasi lüüa. Ei mänginud maha. Aga siis tuleb Mihhail Orlov ja paneb sellise värava, et minu meelest see liigub siiamaani netis nagu saadetakse, seal põhja-iirlased nagu ütlevad, et vaata, näed, et siuksega ei ole midagi teha, kui tuleb mees ja paneb üles risti, siis nad räägivad seal, et see ongi Euroopa, et siin sellised pundid karistavadki ära. Jah. Kusjuures midagi sellist ma nägin täpselt, et näed, et euromängus jätad lased mehel nii lüüa, siis karistatakse ära. Mõnus, nad teavad seda, vaata, Lilfilt teab, jube hea, kui vahel on niipidi ka ja vaata, Kalju pakub 2 aastat juba sellist, et kus nad ju ka lisaajal seal Albaanias eelmisel aastal, eks ole, üllatasid. Ootamatus kohas. Täiesti nagu ootamatult, et see näitab, et sisu on sellel. Ja ilma peatreenerita. Ilma peatreenerita. See tunne, lihtsalt veel see värav seal lõpus, see tunne, kui sa lööd selle ära veel, aga sellel hetkel see kogu see vastaste tiim, põhimõtteliselt kõik kukuvad pikali, staadion jääb vaikseks, see nagu, kahjuks seda ei saa, eks ole, läbi ekraani päris tunda, aga mängijale endale ja kogu sellele tiimile meeletult hea tunne, millega nagu, Mulle õudselt meeldis see Orlovi hästi siiras kirjeldus, et nägin tsooni, kuhu sai lüüa ja siis pärast väravat ei saanud üldse aru, mis toimus. Et siis ristnurk on tavaliselt head tsoon küll, et sinna võib proovida. Kinkisin kiitsid, Kingil on ikkagi see kuldne lause, et ristnurk on alati vaba, et sinna võib panna. Suht alati, jah. Ja, aga tõesti siis ilma peatreenerita, et see on ka nagu täitsa omaette teema, et siin ma tahaks natukene nagu noomida Kaljut, et ärge mängige pimesikku, et kui peatreeneril on, nagu siis antud juhul, kes tõesti ei ole kursis, et Nikita Andrejevi viisa ei jõudnud, et võtavad aega teinekord, ta ei saanud seda kätte ja tal ei sõitmata sinna. See ei ole nagu jalgpallis nüüd ka mingisugune tohutu nagu haruldane asi, ega nagu mingisugune tohutult piinlik asi või midagi sellist, et selliseid asju ikka juhtub, et minu meelest on siin, kas Eesti klubid ei ole isegi sellest kasu lõiganud, et vastaste mingisugused mängijad ei ole saanud mitte väga, ma pean nüüd natuke mälu värskendama, aga minu Levadia ajal oli meil serblastega mingisugune siuke moment, et serblaste passid oli reaalselt vaja saata. Siis need euromängu vastased ju tulevad ju sa saad nagu suht hilja teada, kuhu sul minek on. Ja siis oli, kuidas seal oli, meil oli 2 varianti, mõlemasse vist oli neil siis viisat vaja ja siis valiti kuidagi, saadetiti, et ühed lähevad Eestis nagu saatkonda polnud ja saadetakse sinna ja tänna
ja siis me läksime nüüd, meil pidi lennuk minema, ma ei tea, teisipäeval kell 4 õhtul ja siis oli, et kas nüüd see, mis lennuk siia maandub kell 3, kas need mingid passid ja viisad on seal peal või ei ole, siis mindi lennujaama, siis tuli, et ei ole passi ja siis osad said minna, osad ei saanud, et see oli mõned aastad tagasi oli see, aga ma ei mäleta, mis ajendil, see oligi vist viisadega ikkagi. Oli, minu meelest ka, jah, et vaata kõik, kes Euroopa kodanikud ei ole mängijad, eks ole, siis seal on kohe nagu keerulisem nagu Euroopa Liidu kodanikud, et või need... Ja neid viisasid ei saa pahatihti taodelda nagu siin meie pealinnas, et nüüd on vaja kuskile saata, kuskile teise saatkonda ja selliseid asju tuleb ikka ette. Ma vaatan korraks, jah, just, et Kalju ise ju, kui nad oli see kuulus Celticuga mängimise aeg, siis olid ju, neil oli peatreener ju Košuhovski toona ja neil oli ka äärekaitsja Andrei Markovitš, mõlemad ukrainlased, Euroopa Liidu passi pole, ehk vajasid Šotimaale sõiduks, siis Ühendkuningriiki sõiduks viisat ja kuna lihtsalt tavaprotseduuriga ei oleks jõudnud seda ära oodata, siis tuli kiirviisa teha ja said selle Pariisist kätte kuskilt ja no ühesõnaga ka selline korralik logistika, et see ikkagi seda juhtub, aga ütleme nii, et kui nagu siis tavaline seda juhtus ka MM-il ja selle MM-il seda juhtus MM-il, et noh, ta ütleme jah, võib-olla ta ei ole nagu igapäevane, aga selles mõttes on tavaline, et ma kahtlustan, et siin ma ei tea, ju ei ole kõike uurinud, aga siin selle aasta eurosarjas on mõnel klubil veel juhtunud mingeid selliseid asju. Ja siis nagu saadi otse nagu öelda, et võistkonda juhendab seal abitreener Artjom Martjuninil on seda kogemust ja siin Andreev on seal katustel ja mujal olnud piisavalt, eks ole, et keegi ju ei kahtle. Saab hakkama, tänapäeval suhtlusvahendid on olemas, kõik asjad, eks ole, mängu näeb, saad mängu ajal anda juhiseid kõike, et siis nagu lihtsalt öelgegi seda, mitte et nagu Andreejevi lausete pähe lähevad võib-olla mingid kellegi teise laused või jääb mulje nagu Andreejev oleks seal kaasas, tegelikult ei ole, et noh, ei ole vaja nagu sükst kino teha, tahaks öelda. Minu jaoks natuke naljakas. Aga noh. Mõttetu kino, jah. Mõttetu kino ja ütleme minu teada... Saada pressikas ütleb, treenerit ei ole ja... Teema maas, noh. Teema maas, nagu. Selle lasega ei ole teema maas ja treenerit pole, sellega ei ole teema maas. Jah, aga kui sa saladust hoiad, siis ei ole ka teema maas. Kui sa saadad ja pressiteate umbes, et treenerit ei ole, siis see ei ole tõesti teema maas. Ei, sa saadad normaalse pressiteate selles mõttes. Ja noh, Shelborniga vist nüüd peaks olema nagu minu teada korras, et sinna ta saab nagu Iirimaale ta saab sõita ja see piisa nagu on just juba olemas ja sellega on hästi. Ja kui suures, noh, ütleme, peatreeneri puudumine on veel nagu väiksem probleem, et siin ju ka oli näiteks Maksim Pavlov samal põhjusel, kuna tal on ka Vene pass, et temaga vist peaks olema, kui ma õigesti tean, siis on see sama häda, et nagu seda võib-olla tasub ka rõhutada igaks juhuks, et see ei ole see, et ta ei tahaks Eesti passi, ta väga tahab. Tal on nagu kõik, ta oskab keelt, ta on meile minu meelest ju äkki Transi ajal, võib-olla isegi Kalju ajal andnud mängujärgsid intekaid ja asju, et seal ei ole nagu üldse küsimust. Kõik asjad on tal minu teada tehtud, aga me teame, et Venemaa kodakondsusest loobumine praegusel ajal on mõnevõrra keeruline, et ei anta lihtsalt nii-öelda vabaks. Ja Johan Jakovlevil, ma mäletan, oli ka sellega vist probleeme, lõpuks õnnestus ja sai Eesti passi ja kõik korras, aga et see võib olla nagu ootamatult keeruline. Et noh, seal on sellised asjad taga. Aga Varu väravaht puudu ja noh, oleks Perk saanud näiteks punase kaardi, oleks pidanud Joonas Kindel minema postide vahel, et mis kindlasti euromängus ikkagi noh, on nagu väike tagasilöök, eks ole, noorel mehel. Ei ole tal ju veel mingit premium-liiga kogemust ega midagi Pavloviga võrreldes. Et see noh, sellised asjad natuke võib-olla tuletavad meelde ka, et ei tea, äkki tuleb siis teinekord ka varem ajada neid asju või siis tõesti teha rahaline panus nagu sinna, et siis on kiirviisa lihtsalt, kui on võimalik. Aga noh, üldiselt point on see nagu, et kui midagi juhtub, nagu rääkige. See on täitsa okei. Tavaliselt see on väga okei, jah. Just. Ja meil on üks... kui pärast selgitada. Kindlasti. Ja ilmselgelt räägib kogenud kommunikatsiooni inimene. Üks mäng on meil veel ja see lõppes ka meil noh, ikkagi julgeks öelda nagu üllatava tulemusega, vähemalt nagu isegi mängupildi poolest oli üllatav, et Narva Trans, Pärnu Vaprus 3-1 ja siin lõppenud nädalal sai kuulda lausa seda lauset, et 5-1 on siuke kahtlane tulemus, et võidad 5-1 Tammekat ja siis lähed järgmisele mängule natukene näpud püsti ja Trans kohe karistab ära.
vaatasin seda Transi mängimas ja mõtlesin, et kus te seni olite, et kui te nii oleks kogu aeg mänginud, te oleksite ilusti seal samas Vapruse ja Tammeka pundis praegu. No ja Koobilt on kohe nende see tabeli olukord on ikka nagu vähe süke roosilisem on nagu palju öeldud, aga positiivsem, nad on 4 punkti Kuressaarest ja nüüd on ikkagi jälle mäng on lahti. Jah, no esialgu võrdleme Kuressaarega, et praegu nagu kaugemale ei vaata, seal 12 vahet, Harju võitis ka, eks ole, ja United võitis, et see oli nende jaoks selles mõttes halb. Aga no Kuressaarega jah, 5 punkti on siiski nüüd. 5, okei. Jube hästi panid nagu jah, nagu tekitasid olukordi ja vaata, ei olnud kuigi ammu, täpsemalt öeldes isegi nädal aega tagasi arutasime siin, et ei no see Harju mäng oli ju, see oli ju komejant kuubis. Ja jõudsime nagu pigem selleni mõtteni, et neil on isegi nagu värava võimaluste tekitamiseni on väga pikk maa minna, et enne kui hakkaks väravaid lööma. Ja siis need teevad nädal aega trenni ja kuidagi teevad mingisugune vabanemise tunne võib-olla seal mängu jooksul ka tekkis, et need ikkagi on võimalik, et pall, ma ei tea, Keero lõi lihtsalt kaugelt peale, pall ristis on ju. Et no see tulemus võib anda sellele meeskonnale nagu ootamatult palju juurde. Sest nad ei ole ju halb meeskond, me oleme ju täpselt samu mehi oleme ju näinud mängimas väga hästi. Ei no materjali poolest ma ütlen täpselt, seal mängivad 5. koha peal, eks ole, täiesti see sama sats. Jah, just. Ja väga tähtis mäng Nõmme Unitediga. Järgmine. Nüüd järgmine või? Jah. See on küll... No nüüd on, see natuke läheb aega, sest et siin on karikamängud on veel vahel, nad mängivad Flora duubliga enne karika. Järgmine nädal vahetus. 31. juuli, siis läheb jälle, jah. Et... Siin on, seal on sellist 6-4 võimalust äkki, ei ole või? Nõmme United kindlasti on. Kindlasti on. Kummale poole, vaat seda ei oska juba öelda. Siis Transil tulevad Kalju, Paide, Levaadi ja... Mis seal oli? Jah, Kalju, Paide, Levaadi ja siis on Tammeka Kuressaare, et noh, väga nagu oleks vaja sealt Unitedi vastu midagi. Aga näis. Ennustusest pikalt ei ole meil mõtet rääkida, sellepärast, et oota, kuula nüüd rahulikult lause lõpuni. Vaatan mina saadet ja lähen üheks korraks saatest ära ja korraldatakse jama. Lõpuni. Toimetajale kõik etteheited, ära karju minu peale. Ühesõnaga ei ole meil mõtet selles suhtes rääkida, et nagu öeldud, karikamängud, uusi ennustusi ei tule, aga räägime siis tabelist, räägime punktiseisust. Räägime eelmise nädala ennustusest. Tõepoolest, räägime eelmisest nädalast, kus toimetaja märkis Jürgensonile vale ennustuse. Harju Paide mängijaks. Jah. Just. Kui ma nüüd selles mõttes ikkagi... Ma saatsin fototõestuse. Sa saatsid fototõestuse ja kui ma nüüd nagu kristallselt aus olen... Mismoodi sa neid toimetaja kirju näed üldse? Ta saadab mul. Et... oleme siis nüüd päris ausad ka, et sa ikkagi nagu ütlesid, et sa jätad endale õhku nagu selle võimaluse 6 ja 7, et sa jätad nagu selle variandi, et vastavalt, kuidas mäng lõpeb, kus ma seda kirjutasin sulle. Ka rääkisid minuga, mehe sõna maksab ka midagi. Pole rääkinud. Selge. Mehe sõna maksab ka midagi, aga järelikult ei maksa. Järelikult ei maksa, pole rääkinud. Tähendab, ma saatsin selle originaalpildi, kus ma panin, seal oli rohkem mänge esialgu vist minu arust. Või ei olnud? Mis ennustuse pidi saatma, sest need mängud tüüstiti ära juba. Selle sa saatsid toimetajale. Ja toimetajale, nii. Ja mina panin Nõmme United võitma, nii. Harju võitma Paide vastu ja siis panin Pärnu Narva vastu. Ja meil läks... nii, aga eelmises saates, teen mina saates, et ennustus koha lahti. Ja meil on siin, ütlen ausalt, tõesti on siin tabelis kirjas Harju JK Laagri versus Paide linnameeskond Jürgenson 2, ehk siis Paide võit. See on hinne toimetajale. Jah, see on hinne toimetajale. Kõik sai klaaritud. Nii. Ja miks me sellest skandaalist nii pikalt räägime praegu? Ja selle tulemusena? Nii, selle tulemusena. Kerkis. Peafavoriit. Kuhu? Kuhu sa kerkisid enda arust? No, tippu. Poole. Kuhu sa kerkisid? Langesid. Okei. Hea küll, sa kerkisid vooruvõitjaks. Sa said 2 punkti. Kangur ja Ojassaar said 1 punkti. Teised jäid 0 peale. 4 mängu siis, rõhutame. Nii. Tabeli seis. Hakkame tagantpoolt tulema, sealt, kus sina oled. Nii, hakka tulema. Kris Ilves 50, Markus Jürgenson 52, Viivatvet 53, vabandust, Heiti Heli 49, Kris Ilves 50, siis Markus Jürgenson 52, siis Viivatvet 53, Laura Jaansen 53,
Kangur 54 ja Ojassaar 58. 6 punkti liidrist. Peaaegu juba nagu üks voor ja natuke peale. No tore, et endal väga lõbus on. Ma pean tunnistama, et mul oli seda tüli suhteliselt igav kuulata, sest ma väga hästi ei saanud isegi aru, mis toimub. Aga see on märk sellest, et see süsteem töötab minu vastu. Nagu see süsteem on nagu pandud niimoodi tööle. Ja ma pean nagu liiga kaua MM-i vaadanud, seal on ka mingi vande. Ja ma pean hoidma kätt pulsil, et kõik oleks korrekt. Nagu sa muidu ei hoiaks kätt pulsil. Kuule, hoiame kätt pulsil sellega ka, et Karol Mets liidis uue klubi lõpuks. Pohhum. Jaa, väga lahe. Bundesliga 2. Mul oli nagu teatav nagu, ütleme, pigem nagu mingisse kuulduste põhjal oli nagu teatav arusaam, et see võib olla nagu mingi Euroopast välja suund, mida ootame ja otsime, aga USA või Saudid on ja mis sina... No Saudide juurde praegu vist nagu väga ei viitsi. Ja, aga seda USA variandi, nagu USA variantide otsimist, sellist asja nagu ükselt olin kuulnud, aga see võib-olla ei olnudki õige jutt üldse. No ei, see on ikka läbi käinud nagu siin. Pohhum on... Mäleta, kas ta ütles meil saates selle ise ka nagu välja, aga siis ta ütles ju, et tal on nagu lepingud on laual mingisugused, aga ootab ja vaatab. Et kui ta nagu nii kaua valis, järelikult siis valis hästi, ta ütles ise ka, et 2-aastane leping, see tõmbas teda kindlasti. Tuttav keskkond, perega jääd ikkagi Saksamaale. Ja, ega ta nüüd... Pole ka võib-olla väga nagu oluline. Tuttav keskkond, aga ta ikkagi need Saksamaad on päris erinevad, siis see nii-öelda see Ruhrgebiet on selline pullkoht nagu, et see on üks meeletult suur linnastu, Pohhum on seal siuke keskel Pohhum on väike. Ta on ikka siuke kaevanduslinn natukene. Ei, nad kõik on. Ei, no tööstuslinnad on kõik seal ja elatakse seal Düsseldorfis on suur osa nagu, et Düsseldorfi õnnestus endal sattuda paar aastat tagasi, kuna sakslastel oli mingi jalgpalli suurturniir seal teatavasti. Ja see tundus nagu siuke hea koht. Ma käisin Pohhumi staadionil vaatamas seda 2006 aasta MM-i avamängu. Seal oli siis see suur ühisvaatamine, et oli 40 000 inimest tulnud kokku, vaatasin suurt telekat, siis see toimus Pohhumi staadionil, et ma olen seal käinud. Aga ta on nagu suur klubi ja selles mõttes, et võib-olla jällegi nagu lihtsalt võib-olla Saksa jalkast natuke kaugemal olevat inimestele selgitada, siis sellised see nimi Pohhum võib-olla lihtsalt ei kõla nagu kuigi seksikalt, aga Saksamaal ta ikkagi kõlab päris nagu suure klubina, ajaloolise klubina ja just selles piirkonnas on nagu see on hästi-hästi jalkapiirkond, seal on neid top 3, top 4 liigade klubisid on seal kokku kümneid. Ja Düsseldorf näiteks jättis mulle linnana nagu täitsa vahva mulje. Aga Düsseldorf ei ole Pohhum jälle. Seal on 50 pluss linna on kokku kasvanud ajaloos pikalt, kuna see teise maailmasõja järel muutus ta veel eriti kuidagi selliseks kaevandus, tööstus alaks, aga ei, ta on kindlasti huvitav koht ja ma millegipärast siis eeldan, et ka see 2-aastane leping on nagu nagu hea leping. Teda ikka nagu taheti sinna, vaata tal see on kõige olulisem. See on tähtis. See on kõige olulisem seal nagu mõlemas võtmes, et see klubi nagu väga tahtis Metsa ja see loob mängijale paremad tingimused nii sportliku poole pealt kui ka finantspoole pealt ja olen ka Karoliga vestelnud siin erinevatel teemadel erineva nurga alt, nii et ma nüüd ei hakka siin rääkima, mis tema rääkis, aga see on üks oluline faktor selle kõige juures, et loomulikult ma ei tea, Metsasugused, Baskotši-sugused, Käidi-sugused, need mängijad, nad võivad siin suve lõpuni oodata, et äkki tuleb kuskilt ikka veel midagi, aga ratsionaalselt mõeldes siis mingil hetkel tasub sellisele lepingule allkiri panna alla, kus sa oled väga tahetud oodatud. Pohhum läkski nüüd kohe ka laagrisse, eks ole, et tegelikult meil tundub, et võib-olla hooaja algus on kaugel, aga et ettevalmistumine hakkab pihta kohe nagu, et meil on 6 aega ja siis meil lähevad igasugused liigad käima juba maksimum 6 aega. Ja nagu ta ka Sokkernetile ütles, siis just täpselt see, et nagu väga õigesti, et hea siuke kogenud, enesekindlam rahuliku mängija jutt nagu täpselt, et me ei ole veel peatreeneriga nagu minu rollist rääkinud, aga ma eeldan, et kui nagu on loodud sellised tingimused, klubi eesmärk on ikkagi mängida Bundesligasse tõusmise nimel, eks ole, ja on selline lepingu pikkus 8 aastaks, siis see roll võiks ikkagi olla pigem suur. Ehk et
see ikka mõnus jutt nagu, et ju ta teab, mis teda seal nagu ootab niivõrd, kuivõrd see võimalik on ja noh, ta teab, millele ta alla kirjutas ühesõnaga igatepidi. Ja nagu ta ütleb ise ka, et tegelikult ikkagi ärme unustame seda, et vanus 33, noh, ei ole nagu hirm palju, vigastuste nimekiri võib-olla viimasel ajal, eks ole, ei ole nagu see aasta, mille järel mingit hirm suurt kala võib-olla minna püüdma. Et ega siis 2 aasta pärast näiteks MLS-i poole veel vaadata. Jalgpalli maailm liigub selles suunas, et seal võetakse pigem iga klubi, aga enamus klubid ikkagi vaatavad nooremat. Et kui on tasemelt isegi nõrgem, aga meil on 20-ne, keda on võimalik, mingigi võimalus võib tekkida, et me saame ta rahaks teha, siis kohe hoobilt võetakse pigem see. Me nägime eks ole siin Werderi pealt seda, et väga teadlikult, nagu võtame, paneme noore mehe väravasse, sest me saame ta rahaks teha, alati see ei tööta, seekord töötas, eks ole, noh, ma kahtlustan, et neil võivad Heinaga mingid samasugused plaanid olla, eks ole, et kui meil nagu õnnestub teda mängitada ja ta teeb hästi ja tuleb huvi, siis me saame ta müüa kuskile, eks ole, et see on ju selge täitsa. Aga jah, edu igatahes. Ja selles mõttes nagu vahva, et Saksamaal käia mänge vaatamas on oluliselt lihtsam, kui oleks USA-sse lennata. Otse lendan sinna peaks olema ju. Ma ei tea, kas nüüd Pohhumisse on, aga sinna piirkonda Düsseldorfi vist või noh, kui mujal ei saa, siis Dortmundi ja kuskile sinna kanti, et sinna sellesse piirkonda saab nagu ikka minna, et see ei ole. See nüüd Pohhum on Düsseldorfist ju, mis 45 minutit. No, rongiga. Jah, Gelsenkirchenid asjad on seal. See on väga hästi ligipääsetav koht. See on väga okei. Üldse Saksamaa ei ole tegelikult ei ole raskesti ligipääsetav koht Eesti jaoks. Nii et selles mõttes väga hea, et ka MLS oleks ka lahe ja mingid teised kohad on lahedad, aga ütleme, et Saksamaal ikka nagu kõik, see jalkaasi on neil, nad teevad seda õigesti. Nad seal teevad fännid, mis asi on jalka ja seal teevad vanaemad, mis asi on jalka. Kõik inimesed teavad, mis asi on jalka, et selles mõttes on see üks parimaid keskkondi, kus jalkat mängida ja nautida seda, et selles mõttes cool. Ja ärme ära unustame seda ka, et MLS-ist hakata Eesti koondisesse käima oleks ikkagi raskem natukene vist. Et Saksamaalt on lihtne. Viimase asjana veel vist jälle on õige öelda, nagu, et nädala kõige vaadatumad uudised olid loomulikult Paide ja Hegelmanni ja Kalju ja Linfieldi vahelised otseülekanded. Nädala kõige loetum uudis oli meil Rocco Shane'i minek Inglismaa esiliigasse. Sellele napilt jäi alla muide huvitav Hispaania Prantsusmaa poolfinaali kajastus. Inglismaa Argentiina oli tagasihoidlikum ja finaal ka, aga noh, võib-olla äkki siin, ma ei tea, finaal veel kerib midagi juurde siin eile see alles oli, aga noh, ma ei tea, äkki on neid, kes loevad järele ka. Aga nii ta on, jah. Et ikkagi, kui Eesti mees läheb Portsmouthi, siis see huvitab inimesi. Väga tubli mees. Väga tubli. Shane'i oleme juba kiitnud. Ja me Eestis on ju võimalik meil ju vaadata Championshipi seda näidati natukene napilt seal kolmes, et siin muide saabki teha üleskutse, et rohkem Portsmouthi mängud, palun kõik pilti tahame. See kindlasti aitab, ma arvan. Jaa, ma olen ka täitsa kindel. Üldjuhul nad oli ikkagi silma paistnud sellega. Pohhumi omad ka. No üldiselt nii Saksamaa esiliigat kui Inglismaa esiliigat, kes nagu internetti pääseb, see vaadata saab, nii et ei ole probleem. Pange Go3. Aga pange Go3, jah, just. Kõik vist tundub jalgpallijuttudega selleks korraks. Hääl saab läbi nüüd. Hääl saab, nüüd saab, võid välja lülitada. Nädalaks ajaks. Hääl sai otsa. Ei, see mis otsa sul siin... sul ei ole vist vaja... Euromängi hakka tegema või? Ei tea veel. Vaatame. Äkki, kui häält on, siis kasutame. See ei saa nagu liiga järsku ei tasu maha minna. Maha tulla, jah. Ei, seda ei maks. Vaikselt. Mõni päev teed pool mängu, karjud. No, oli selliseidki mänge MM-il, mitte küll Jürgensonile, aga tema osalusel, nii et... Me saame sulle alati mingisuguse esiliiga sokutada, kui sa tunned, et läheb väga keeruliseks. Oleme sinu jaoks olemas. Just. Teie jaoks head kuulajad, vaatajad oleme ka olemas kindlasti juba järgmisel nädalal. Seekord selline saade, uus tuleb ka kindlasti huvitav. Aitäh ja kohtume jälle!